Tervist kõigile! Jah, Arko on minu nimi, et olen Coop Panga juhatuse liige, vastutan siis konkreetsemalt äripanganduse eest, mis tähendab, et sellesse valdkonda jäävad ettevõtetele laenamine, ettevõtete arveldamise teemad, kindlustus ja leasing tegevus ka. Et see on siis selline minu peamine vastutusala. Nüüd põgusalt enne, kui ma teemasse hüppan, lihtsalt enda kohta ütlen nii palju, et olen üle 20 aasta olnud finantssektoris ja puhtalt panganduses üle 15 aasta. Ehk et ka siis selline eelmine suurem finants- ja kinnisvarakriis on minu pankurikarjääri sisse jäänud, et olen näinud siis tänu sellele nii häid kui halbu aegu. Nüüd tulles selle tänase esitluse juurde, et ma kõigepealt püüangi rääkida sellisest suurest pildist või keskkonnast, kus me siis täna ennast leiame. Ja kui ma seda presentatsiooni siin varasemalt olen teinud, et siis ma olen olnud nagu kahe vahel, et kas selleks pealkirjaks panna inflatsiooni ohjeldamise ajastu või keskpankade ajastu. Et täna me tegelikult oleme jõudnud enda eludega sellisesse punkti, kus väga palju meie igapäevaelu mõjutab see, kuidas käituvad tegelikult keskpangad. Ja ma ei räägi siin Eesti keskpangast, vaid hakkaksin nagu kaugemalt peale, et esimene selline kõige suurem meie mõjutaja on see, kuidas käitub USA keskpank, siis kuidas käitub Euroopa keskpank ja siis me jõuame alles selle Eesti majanduse juurde. Ja kui mõelda, siis keskpangad on loodud umbes selline suurusjärgus 100 aastat tagasi. Ja eks nende esimene või algne selline loomise mõte oli see, et nad tagaks meile finantsstabiilsuse, sellise meeldivalt turvalise, ühtlasesse suunas liikuva majanduskeskkonna. Aga täna me teame, eks ole, seda, et piisab vaid sellest, kui Powell või Euroopa Keskpank muudab natukene intressimäärasid ja siis me näeme väga tugevaid reaktsioone aktsiaturgudel ja hiljem mõjusid reaalmajanduses. Miks see nii on? Et siin on küll lihtne joon pandud seinale, aga ma ütleks niimoodi, et see lihtne joon on meie elu mõjutanud viimase 10 aastal rohkem kui ükski muu tegur. Ja mis ma olen siia siis välja toonud, on nimelt USA keskpanga ehk Fedi, Federal Reserve'i bilansimahu. Ja see skaala hakkab aastast 2008 ja siis me näeme, et neil on olnud tegelikult suhteliselt tagasihoidlik bilansimaht ehk $1 triljon. Triljon on siis miljonit, et lihtsalt suurusjärkudest aru saada, et Eesti SKP nominaalis on umbes 35-36 miljardit, eks ole. Et seal on väga suur skaala vahe. Ja nüüd, kui te meenutate, mis aeg siin oli, eks ole, et 15. septembril 2008 läks Lehman Brothers pankrotti ja nagu te teate, see vallandas lumepalli efekti, eks ole, mis tõmbas kaasa kõik finantsturud ja tõi kaasa ka meeletu nagu sügava kinnisvarakriisi. Ja selles olukorras oli tegelikult paanika oli nagu suur. Ja ütleme siis nii, et keskpankuritel ja poliitikutel ei jäänud muud üle, kui hakata siis süsteemi raha juurde süstima. Ehk et kui me räägime sellest bilansimahust, et mida see tähendab, et piltlikult öeldes see ongi see sama rahatrükk, eks ole, millest siin on viimase aasta jooksul meedias hästi palju kirjutatud, et need on siis erinevad võlainstrumendid, siis mida keskpangad pakuvad turule, ala riigid saavad neilt laenata, suured finantsasutused saavad neilt laenata ja siis neil on erinevad likviidsusmeetmed ka, mida nad teatud ajahetkedel siis süsteemi nagu süstivad. Ja mis siis juhtuseks oli see, et väga lühikese ajaga, aastaga, see põhimõtteliselt Fedi bilansimaht kahekordistus. Ja ma ei lähe nagu sinna väga nagu detaili, aga kui me nagu mõtleme seda ajajoont edasi, siis me näeme seda, et siis meil oli selline nagu kuidas ma ütlen, et reaalmajanduses selline kõhe tunne, et kogu aeg natukene süstiti nagu süsteemi raha juurde, jõudes siis umbes sellise 4 triljonilise bilansimahuni. Ja kui ühel hetkel tunnetati, et nüüd on nagu majandus jalad alla saanud ja me jõudsime punkti, kus oli aasta 2020, eks ole, siis me tabas COVID. Ja sellel hetkel oli see ikka paanika veel suurem kui siin hetkel, sest see oli jälle ikkagi meie ja isegi vanema generatsiooni jaoks midagi,
mida ei olnud nähtud varem. Ja mis siis tehti? Tuubeldati seda süsteemi paisatud raha. Ehk et mis ma selle joonega tegelikult tahan nagu öelda, et see meede nii USA-s kui Euroopas mõjutab meid rohkem kui intressimäärade muutus. Ja intressimäärade muutus mõjutab meid nii palju seetõttu, et nad nii palju raha on süsteemi nagu paisanud. Need asjad on omavahel seoses. Aga nendest bilansimahtudest väga tihti ei räägita. Et räägitakse ainult nagu intressimäärast. Ja ma tulen nüüd korraks teisele poole. Et siis põhimõtteliselt me näeme, et Fedi bilansimahu tipp oli 8,9 triljonit. Ja see oli aastal siis 2022 ehk eelmise aasta, ütleme siis alguses, kus mingis mõttes oli juba selge, et inflatsioon on läinud täiesti kontrolli alt välja. Ja nüüd me siis olemegi nagu tegelikult keskkonnas, kus keskpangad mõjutavad meie elu kahe meetme läbi. Üks meede on see, et nad tõmbavad turult raha välja. Et kui me paneme siia näiteks Euroopa Keskpanga bilansimahu, siis see graafik on enam-vähem samasugune, ainult et eurodes, isegi suurusjärgud on samasugused, et seal 8 triljoni ümber. Lihtsalt see joon hästi ilusti näitab seda olukorda, kus me oleme. Ja nüüd on seda raha hakatud koomale tõmbama ja me oleme isegi siis langenud alla 8 triljoni piiri. Ja kui me lihtsalt soovime nüüd tulevikku vaadata, siis hästi palju oleneb sellest, mida see number teeb. Eks see on siis nüüd esimene asi, mida peaks teadma sellest keskkonnast, kus me tegelikult oleme. Nii, siia ma olen siis, tuleme kodule lähemale. Ma olen pannud Euroopa kaardi ja need tumedamalt välja toodud on siis euroala riigid. Et kas te oskate pakkuda seda, et mis numbrid mul siin iga euroala riigi peale on kirjutatud? Arvestades seda tänast teemat, millest me räägime. Inflatsioon. Et väga õige. Et kusjuures 6 neid numbreid hea näidata, sellepärast, et nad liiguvad õiges suunas. Et näiteks Eestis on meil, eks ole, inflatsioon seal 5% juures, Saksamaal 3% juures, Prantsusmaal 4,5% juures. Nüüd milles on konks? Et konks on selles, et Euroopa Keskpank ja tegelikult ka USA Keskpank on välja öelnud, et 2% inflatsiooni on selline tase, kus siis majanduskeskkond on nende hinnangul stabiilne ja on hästi mõistlik nagu äri teha. Ja põhimõtteliselt nad on öelnud välja ka seda, et nad karmistavad rahapoliitikat nii kaua, kui me selle inflatsioonimäärani jõuame. Ma ise mõtlen niimoodi, et võib-olla on ka hea, kui me jõuame selle inflatsioonimäära lähedale. Ja kus me siis nagu täna oleme Euroopas? Et see on nüüd väljavõte Euroopa Keskpanga siis, ECB veebilehelt, kus nad siis näitavad euroala riikide inflatsiooni olukorda. Mis on selle graafikul muidugi positiivne on see, et vaadake võib-olla seda joont, et siin on datat on päris palju. On positiivne on see, et inflatsioonimäär liigub väga õiges suunas. Et kui me läheme tagasi eelmise aasta oktoobrisse, siis see oli rekordtasemel. Üle euroala oli inflatsioon 10,6% ja see on ekstreemselt kõrge tase. Ja see oli ka see, mis igasugused alarmitulukased pani nagu keskpankades tööle ja nii jõulisi samme astuma. Ehk et see sama bilansi vähendamine ja siis Euribori tõstmine. Ja meenutamaks, et Eestis ju sellel samal ajal oli inflatsioon kuskil 25%. Et see on ka ikkagi väga-väga erakordne number. Et võib-olla meie seal vabariigi algusaastatel oli viimati nii kõrge intressimäär. Aga positiivne on see, et see kõik liigub õiges suunas. Ja kuna see olukord siis on, ütleme nii, et see süsteem pumbati raha täis, ma ütleks, et see oli ka üks juurpõhjusid, miks see inflatsioon tekkis. Ja nüüd siis, eks ole, oli kiirelt vaja see inflatsioon kontrolli alla saada. Siis selle ohjamiseks hakati hästi kiirelt intressimäära tõstma. Ja ma ütlekski, et see valu ei tule võib-olla sellest, et see intressimäär on meil täna või Euribor on täna 4,1% või selles suurusjärgus, vaid see valu tuleb sellest, et see tõus on olnud niivõrd kiire.
eks ole, me elasime seal 2015. aastast põhimõtteliselt sellises keskkonnas, kus intressimäär oli 0, mingi hetk oli ta isegi negatiivne. Ja eelmise aasta suvest saati, siis on see Euribori väga-väga tugev hüppe toimunud ja see on absoluutselt kõigile laenajatele olnud väga valus. Kellele see muidugi on positiivne olnud, on olnud hoiustajad. Et nemad on siis selles varasemas 2015. aastat alates perioodis olnud siis need, kes on nagu varju jäänud ja kelle ressursil tegelikult pole hinda olnud. Täna sellises intressikeskkonnas on siis just nemad esile tõusnud ja nemad on siis need, kes omavad siis võimalust ka natukene oma säästudelt teenida. Nii, mis saab Euriborist edasi? Et see on põhimõtteliselt iga küsimus, mis ma absoluutselt igas telefonis saan. Ja see on siis selline graafik, kus on välja toodud 10-aastane perspektiiv ja siin on siis selline analüütikute konsensusarvamus, eks ole. Et praegu me oleme seal 4% juures ja tänane nägemus on siis see, et järgmine aasta võiks hakata Euribor alla tulema ja ta isegi võiks jõuda sellisele tasemele nagu 2,7%. Kui ma tegin selle graafiku või vaatasin seda graafikut täpselt 2 nädalat tagasi, siis oli selle intressimäära põhjaks 3%. Ehk see on väga elav graafik. Et sellest ei saa nagu tegelikult pikki püsivaid järeldusi teha. Ja kui ma vaatan seda sama graafikut näiteks aasta tagasi, siis lihtsalt ongi 22. oktoobris see väljavõte võetud ja siis seal muidugi oli selline nägemus, et intressimäär tõuseb järsku, aga laeks saab seal kuskil 3% ja tegelikult polnud üldse ette näha, et see võiks 4% kõrgemale sõita. Ehk et seda eelmist graafikut vaadake ka siis sellise kuidagi arvamusena, et see ei ole kindlasti tõenäoline prognoos. Ja kui me üldse nagu Euriborist veel räägime, siis Euriboriga on selline lugu, et see võib muutuda ka väga kiirelt siis, kui meid tabavad mingisugused ootamatud sündmused. Ja üks selline ootamatu sündmus tabas meid selle aasta kevadel, kui Silicon Valley Bank USA-s siis läks põhimõtteliselt 48 tunniga pankrotti. Oli 40 aastat tegutsenud pank, mis siis 2 ööpäevaga leidis lõpu, sest ta lihtsalt sattus bankrun'i ohvriks ja likviidsust neil ei olnud ja tuligi siis uksed sulgeda. Muidugi, mis oli erandlik seal, oli see, et kui muidu on hoiustest tagatud $250,000, siis seal otsustati, et edasise paanika vältimiseks makstakse kõigile hoiustajatele kõik rahad välja. Ja ütlekski nii, et see teema sellega sai purki pandud ja sellele nagu täiendavaid kõrvalmõjusid ei olnud ei USA-s, Euroopas ega meil siin Eestis. Aga mida see tähendas siis intressimääradele? Intressimääradele tähendas see seda, et vahetult enne seda oli prognoositud, et selle aasta suveks Euribor tõuseb 4,25%-ni ja niipea, kui see skandaal plahvatas, kukkus turunägemus, skaala on muutunud. Eks ole, protsendipunkti võrra 3,25-ni. Mis ma tahan sellega öelda? Et kui muidu peaks tabama midagi ootamatut, siis koheselt ka need nägemused Euribori tuleviku suhtes muutuvad ja kui see paanika on nagu suurem, siis ka keskpangad astuvad jõulisi samme selleks, et seda paanika levikut vältida. Ehk et iga selline ootamatus võib jälle kardinaalselt meie elu pea peale pöörata. On sellega seoses mingeid küsimusi tekkinud vahepeal? Ma sellist hästi laia pilti nüüd rohkem ei räägikski, et astuks edasi siis konkreetselt siia Eestisse ja ma ei plaaninud teile rääkida nagu detailsetelt makronäitajatest, vaid nagu ikka pangandus on majanduse vereringe ja ma räägiksin võib-olla sellest, et kus täna on pangandusel kitsaskohad ja mis pangandusturul toimub, et teil tekiks selline hea ülevaade, et kui terve Eesti laenuturg ja hoiuste turg on. Aga nagu ikka selleks, et meie saaks laenu anda,
majandust stimuleerida, inimestele võimaldada kodude ostmisi, selleks on meil suuresti vaja hoiust ehk seda ressurssi, mida välja laenata. Et seega ma hakkan kõigepealt peale hoiustest ja räägiks sellest, mis hoiuste turul toimub täna. Nii, siin on mul nüüd teadlikult välja toodud ettevõtete ja kodumajapidamiste ehk siis eraisikute hoiuste mahud. Et siit on välja jäetud riigisektor ja siit on välja jäetud siis erinevad finantsasutused. Et kui seda graafikut vaadata, siis me näeme seda, et muidugi üks hea positiivne trend siin on. Et kui me läheme sinna samasesse selle suure kriisieelsesse aega, siis me näeme, et meil justkui oli nagu hoiuseid 8 miljardi eest ettevõtetel ja inimestel. Ja tänaseks me oleme siis põhimõtteliselt seda 3-kordistunud, jõudnud 24 miljardi juurde. Ja kui meil siin mingid aastad oli selline mõõdukas kasv, siis 19 kuni 22 oli selline hästi jõuline kasv ja tuletan ka meelde, et see oli siis see aeg, kui nii USAs kui Euroopas, eks ole, paisati turule raha juurde. Ja see kõik väljendus ka Eesti kohalikus keskkonnas. Aga siin on nüüd paar aga, et kui me vaatame siia nagu täpsemalt sisse, siis mul teie poolt vaadates vasakul pool on välja toodud ettevõtete hoiuste mahud. Siis ettevõtete puhul me näeme selgelt seda, et eelmise aasta oktoobrikuust on ettevõtete hoiuste jääk, siin on nii nõudmisi nagu tähtajalised hoiused selgelt vähenenud ja nad on vähenenud 0,6 miljardi võrra. Ehk et Eesti ettevõtted on pidanud igapäevaelus toime tulemiseks enda sääste kasutusele võtma. Kui me vaatame nüüd eraisikuid, mis on siinpool välja toodud, siis me näeme seda, et hoiused on ilusti kasvanud, aga siin on väike aga, mida me teil järgmisel slaidil tahakski näidata. Et nüüd on eraisikute hoiused siin ära jagatud residentide ehk kohalike inimeste ja mitteresidentide vahel. Ja see tumesinine joon siin on siis mitteresidendid. Ehk kui me vaatame seda heledamat sinist tulpa, siis me näeme seda, et meie eraisikute hoiused küll vaikselt kasvavad, aga see suurem kasv tegelikult eraisikute hoiustes on tulnud mitteresidentide arvelt. Ja nüüd siin on oluline meeles pidada seda, et see ei tähenda nüüd, et meil on tulnud Ukrainast põgenike juurde ja nende hoiused on siin meeletult kasvanud, vaid tegelikult väiksemad pangad Eestis, kes kasvatavad oma ärimahte siin 10-20%, eks ole, siis nemad kaasavad hoiuse ressurssi erinevate hoiuse kaasamise platvormide kaudu. Üks selline platvorm on Saksamaal tegutsev Raisin, ehk siis Saksa kodanikel on võimalik selle kaudu justkui enda raha hoiustada ja see siis maandub siin Eestis kiiremalt kasvavate pankade bilanssi. Ehk et selline trend on siis meil täna hoiuse turul toimumas. Ja kui ma hakkasin sealt suurest pildist peale, eks ole, siis täna on nagu ilmselge, et hoiusest ehk vabast rahast on saanud piiratud ressurss ja niimoodi nagu on kasvanud siis laenuintressimäärad, on kasvanud ka tegelikult hoiuse intressimäärad. Et kui me läheme nagu aasta aega tagasi, siis me näeme seda, või vabandust, ütleme, et läheme siin 21. aastasse, me näeme, et siin hoiuse intress oli sisuliselt 0,1%, eks ole. Aga nüüd siin heledam joon on siis 6-12 kuulise raha hind ja tumedam joon on siis meil 3-6 kuulise hind, siis tänaseks me oleme jõudnud punkti, kus pikem otsa raha on kallim kui on, eks ole, Euribor. Täna on siis 4,2% ja siis lühem raha veel on odavam ka Euribor, et siin 3-6 kuuline raha on 3,6%. Mis on huvitav on see muidugi, et kui ma lähen nüüd siia järgmisele graafikule ja seda vaatame, siis me näeme seda, et siin on toodud 12 kuu raha hind erinevate pankade lõikes. Et kui me hakkame vaatama pikemaid perioode, siis hakkab raha hind jälle minema odavamaks. Ja nüüd eks aeg näitab seda, et kas hakkab minema järjest odavamaks lühema otsa raha. Ehk küsimus on selles, et kui täna me tunnetame, et inflatsioon langeb õiges suunas, et kas siis keskpangad oma karmimate meetmetega hakkavad vaikselt tagasi tõmbama ja kas võiks siis loota ka mingil ajahetkel intressi leevendust ja tänu sellele peaks siis ka tegelikult hakkame see hoiuse ehk panga sisendraha hind vaikselt minema odavamaks. See on tegelikult selline 3 küsimärgiga trend,
aga fakt on see, et kui te tahate üle 12 kuu hoiustada, siis hoiustamise hind on odavam kui 12 kuu hind. Samas täna 12 kuu eest saab endiselt väga head hinda, et siin keskeltläbi tegelikult valikut jagub, et 4,5% saab rahulikult 12 kuu raha hoiustada. Ja tuletan meelde, et eelmine aasta või üle-eelmine aasta oli see seal 0,1–0,2%, et meeletu hinnatõus on raha toimunud. Nii, lähme siis sellest sisendrahast väljastatava rahani ehk laenudeni. Ehk mis see siis meie majanduskeskkonnaga on ju teinud, et kui keskpangad hakkasid pidurit panema, siis nii-öelda see raha vähendamine turul kui intressimäära tõstmine pidi viima ainult ühe asjani, majandusaktiivsuse vähendamise, et inimesed tarbiksid vähem ja ettevõtted investeeriksid vähem. Ja täna võib üsna selgelt öelda, et need meetmed on õnnestunud ja ainus küsimus on see, et loodame nüüd, et nad ei ole sellega liiale läinud ja see ei halva meil liialt reaalmajandust. Kui me vaatame laenude jääke, siin on siis jälle ettevõtted ja eraisikud koos, siis me näeme, et jääk iseenesest on meil kasvanud. Siin on 9 kuu seis, eks ole, et siin ei ole 23. tervet aastat. Ja kokku on siis laenude maht seal 24 miljardit. Nüüd, kui me vaatame omakorda sisse, siis me näeme seda, et ka eraldi võetuna kodumajapidamiste laenujääk on kasvanud ja ettevõtete laenujääk on kasvanud. Siit ülevalt nurgast näha. Aga kus on nüüd aga? Et kui me vaatame seda laenumahtu, mida me nii-öelda uue rahana väljastame iga aasta, siis me seal näeme juba selget langustrendi. Ehk see on see täpselt see majandusaktiivsuse vähenemine, mida keskpangad taotlesid ja mis on nüüd päriselt aset leidnud. Ehk seal teie poolt vaadata selle vasakul on meil 9 kuu numbrid kodulaenude kohta. Ehk me näeme, et 1,6 miljardi asemel on väljastatud 1,3 miljardit. Ehk see laenumaht, mis turule on paisatud, on 0,3 miljardi võrra vähem. Ja kui me vaatame ettevõtete puhul, siis siin võrreldes seda numbrit, selle numbriga näeme, et lausa 0,4 miljardit on väljastatud uut laenu vähem. Ehk hoog on raugenud. Vaadates ka korraks neid intressimäärasid, siis ütlekski nii, et kui mingil kaubal läheb hind kallimaks, siis nõudlus väheneb. Täpselt nii on juhtunud, et eluasemelaenudega oleme jõudnud keskmise intressimääraga 5,7%. See nüüd sisaldab nii Euribori kui siis marginaali, et need kaks komponenti kokku. Ja ettevõtete puhul on siis laenamine isegi veel kallim, et on 6,7% keskelt läbi. Eks on keegi, kes saab paremat hinda, keegi, kes saab odavamat hinda, aga keskelt läbi on sellised numbrid meil täna turul. Ja selle kõigega ma jõuangi siis sellisesse nagu makroväljavaatesse, et me ise Coop Pangana makroanalüüsi ei tee, aga oleme siis vaadanud, mida Eesti Pank ja teised finantsasutused väljastavad ja siis selline Eesti Panga viimane nägemus septembrikuust, kui ma ei eksi, on see, et sellel aastal näeme me siis teist aastat järjest ikkagi majanduslangust, aga järgmine aasta võiks siis see elu meil kergelt tõusule pöörata. Et mis ongi nagu numbrite maagias huvitav on see, et kui me vaatame seda esimest rida, ehk et me vaatame palju meie majandusruum justkui jooksev hindades kasvab, siis me näeme seda, et see kasvab ilusti, eks ole, et mis siis selle nii-öelda püsihindades meile toob selle languse ongi see sama inflatsioon. Et selline huvitav fakt ka, et kui me Eesti majandusest nagu räägime, siis 2021 oli selline maagiline verstapost, kus siis Eesti majanduse SKP või majandusruum ületas 30 miljardi euro piiri. Ehk siis saa näha, et kas me järgmisel aastal ületame 40 miljardi piiri või jääb see siis aastasse ikkagi 2025. Ma siin teisi numbreid ei hakka praegu lahti rääkima, aga ka sellesse prognoosi siis tuleb suhtuda teatava ettevaatlikkusega, et kui sa vaatad seda nagu 3 kuud, 6 kuud või 9 kuud tagasi, et siis see nägemus on tegelikult olnud päris teistsugune. Aga täna on see selline, ütleme siis, baasstsenaarium, mida oleme meie enda elu planeerimisel aluseks võtnud ja kindlasti paljud teised ettevõtjad ka. Ja ma ütleks nii, et olukord ei ole täna lihtne,
aga arvestades nagu seda Eesti ettevõtja leidlikkust, siis ei ole ühtegi nagu sellist kriisi meil olnud, kus tegelikult ei ole läbi tuldud. Et selles suhtes nagu mul on selline hea kindlustunne nagu sees, et punkt 1, elu ei jää kindlasti seisma, see läheb edasi. Ja punkt 2, et mis iganes raskused meid siin järgneva 6 või 12 kuu jooksul ees ootavad, et me sellega saame ilusti hakkama ka. Nüüd sellega seoses ongi siis nagu võib-olla nagu tänane päev ka kokku kutsutud, et mida siis nagu teha sellisel ajal, kus ma ütleksin niimoodi, et sul on keskmiselt oluliselt keerulisemad ajad, nähtavus on suhteliselt nullilähedane tuleviku suhtes ja jube raske on teha mingisuguseid suuri müügiplaane, aga milleks selline nagu aeg on ideaalne, on see, et saab alati teha enda kodu korda. Ehk et see ongi see aeg, kus sa vaatad enda protsessid üle, sa vaatad need kohad ja nurgad üle, kus sa saad elu efektiivsemaks teha ja miks mitte siis erineval kujul enda protsesse automatiseerida. Ja võib-olla lõpetuseks tahakski ütelda, et nagu ma näitasin, siis intressimäära tõus on olnud hästi järsk. See on paisanud meid keskkonda, mis on meie jaoks uudne. Ja selles faasis nüüd me otsime tegelikult sellist nagu stabiilsuse või tasakaalupunkti ja see nii-öelda kohanemine veel ikkagi minu hinnangul võtab täna natukene aega. Nii et tahaksin siis teile kõigile soovida sellist head kohanemist. Super. Ja Joonas minu nimi, olen siis Costpocketist. Olen üks Costpocketi asutajatest ja millega me tegeleme on siis tšekid, ostuarved, e-arved. Täna räägin natukene ka kinnitusringist ja lõpus natukene kaardi aruannetest ka. Nii, enne kui ma alustan, siis üks küsimus ka, et kes on Costpocketist kuulnud? Päris palju. Mul on hästi hea seda küsimust küsida, sest ma tean, et siin on 2 tüdrukut siin ees reas, kes nemad peavad vähemalt käe tõstma, kui ma küsin seda. Et jah. Nii. Natukene siis üldiselt tegutseme siis 4 riigis, Soome, Eesti, Läti, Poola. Need on need riigid, kus meil on päriselt siis kohapeal inimene olemas. Et kui te Poolas helistate kliendi toele, siis meil vastatakse poola keeles ja suheldakse teiega poola keeles. Meil on kliente tegelikult üle Euroopa, aga jah, meil ei ole nagu kohapeal inimesi, aga need on riigid, kus meil on päriselt kohapeal inimene. Ja teiseks meil on toodet on võimalik kasutada 9 keeles, et isegi kui on väljamaalased, kes siin Eestis elavad, siis nemad on väga mugav neile, et nad saavad näiteks hispaania keeles kasutada meie toodet. Natukene meie ettevõtte ajaloost. Ma tegelikult hullult ei tahagi teile just ajaloost rääkida, aga miks mulle see slaid meeldib, on lihtsalt see, et siin näha see meie product portfolio, nagu erinevad toote võimalused siis eesti keeles, et jah. Et me alustasime 2016 registreerisime ettevõtte. Kõigepealt tegime Androidi äpi. Põhjus, miks me Androidist alustasime, oli see, et meil oli lihtsalt kohapeal olemas see know-how, inimesed, kes oskasid seda arendada. Lihtsalt see oli ainuke põhjus. Siis järgmisel aastal tegime iOS-i äpi. Siis 2018 lisasime arvete, et me alustasime tšekkidest, et me olime hästi tugevasti tšekkide peale nagu fokusseeritud. 2018 lisasime ka arvete digiteerimise. See tuli tegelikult põhiliselt sellest klientide nagu nõudmiste järgi. Et kliendid olid, et okei, väga äge, et tšekid digiteerite teie ära, aga me ei taha arvete digiteerimist võtta kuskilt mujalt. Et me ei taha mitme erinevalt tarnijalt võtta neid asju, et me tahaks kõike saada ühest kohast. Ja see tundus nagu loogiline jätk meile. Lisaks veel, mis räägib selle kasuks, on natuke see, et üldiselt tšekki on robotiga raskem digiteerida kui arvet. Et arvet on nagu pigem lihtsam digiteerida. See ei olnud meile nagu väga suur, tehniliselt ka väga suur nagu edasi minek, kui lihtsalt lisada arved ka juurde. 2019 tulid kuluaruanded, päevarahad, lähetusaruanded. 2021 e-arvete vastuvõtt, see tuli ka suhteliselt niimoodi, et ka klientide surve poolt. Et me hästi tihti tegelikult liigumegi niimoodi, et mida meid küsitakse, mida meid nõutakse, siis sinna poole me hakkame nagu purjetama. Et kliendid olidki, et tahaks nüüd ka nagu e-arveid hakata vastu võtma ja siis sai ka see funktsionaalsus lisatud. 2021
see vist tegime sõidupäeviku, see tuli vist keegi tahtis custom arendus sõidupäevikut, kõik me olime, et nagu milleks seda vaja on, kelle seda üldse vaja on, nagu, aga okei, no teeme. Et noh, nad maksavad selle eest, on ju, et teeme ära siis. Et me tegime seda sõidupäeviku, see on üks nendest arendust, mis on, me ei ole üldse väga palju promonud seda, aga see on päris palju kasutust saanud, et päris paljud ettevõtted tegelikult kasutavad seda. Ja meie see sõidupäevik, kui teil on ettevõtte autod, siis ma arvan, et see ei ole mõistlik kasutada. Et on mõistlik ainult siis, kui teil on ettevõtte töötajad kasutavad eraautot töösõiduks ja soovivad selle sõidu eest nagu saada raha tagasi. Et sel juhul ta töötab minu arust päris hästi ja ma ise ka kasutan, kui mul on vaja Tallinnast välja kuhugi sõita, siis ma ise pean sõidupäevikut. Ja siis 2 nagu uuemat asja on kinnitusring. See on äkki meil umbes 1,5 aastat üleval olnud. Nüüd ta hakkab vaikselt jõudma sinna, et lapse vead on väljas ja hakkab jõudma sinna nagu maani, kus on nagu rohkem ja rohkem promome teda. Ja siis on kaardiaruanded, ma räägin sellest lõpus, siis saate rohkem aru, mis see on. Me siiamaani vist otsime veel nime ka sellele asjale, et kaardiaruanded on päris õige asi, kuidas tema kohta öelda. Ja panin siia mõned pildid ka alumisel pildil. Kas ma saan? Aha, saan, aga okei, ma ei saa hakkama. Alumisel pildil siis on näha nagu mina, Eduard Martin, me kolmekesi alustasime, see on vasakul pool. Kristjan ka üks arendajatest, kes meil algus oli, on ka seal pildil. Ja siis üleval pildil me käisime Accountex, on iga aasta Londonis kevadel toimub selline. Nad ise nagu väidavad, et see on nagu Euroopa üks suurimaid raamatupidamise konverentse, et üle Euroopa tulevad raamatupidajad kohale. Et me käisime, meil on Läti country manager Kasparsiga käisime seal, et mõtlesime, et vaatame ringi, et mis siis nagu Euroopas päris toimub, et käisime kõik need konkurentide putkad läbi ilusti, et kuulasime, et mis on nagu huvitavad neil, mis nad teevad. Ja natuke numbritest. Septembris digiteerisime pea 350,000 kuludokumenti. Umbes 60, natuke üle 60% nendest on arved, et meil tegelikult arvete maht on juba suurem kui tšekkide maht. Pakume robotdigiteerimist ja koos inimesega digiteerimist. Koos inimese digiteerimine on see vana digiteerimine, mida on hästi pikalt juba kasutatud, on, et saadate dokumendi sisse ja siis keegi inimene kuskil päriselt digiteerib selle ära, on ju. Ja kui mahtus, et me pakume mõlemat, me pakume ka ainult robot digiteerimist, kus teed dokumendis pildi ja robot päriselt leiab need andmed sealt nagu mõne sekundiga ja kuvab teile kohe need, et mina leidsin need andmed, kas need on õiged. Kui siin suurusjärkudest rääkida, siis natuke üle 30,000 dokumendi käib läbi inimdigiteerimise. Eks tegelikult lõviosa ongi ainult robot digiteerimine. Ta on saavutanud nagu nii hea täpsusastme, et teda kasutatakse väga palju. Eriti Eestis, eriti nendes riikides, kus me oleme aktiivsed ka. Ja siis digiteerime on ju kõike, mis on nagu paberil, on ju paberarve, pabertšekk. Ja samamoodi kõik, mis teil e-mailile tuleb, et kui tuleb tavaline PDF-arve, saab selle e-mailiga meile edasi saata. Aga mida me näeme aina rohkem, on igasugused internetiostud, et kasutate, näiteks sõidate Boltiga, siis teile saadetakse e-maili peale, on ju selline e-mail, kus on see Bolti arve sees. Et me näeme aina rohkem vaeva, et meie süsteem saaks aru, et näiteks Bolti arve saadate lihtsalt selle e-maili meile edasi. Meie süsteem saab aru, et seal all on link, et download invoice. Ta ise võtab selle invoice'i sealt või selle arve sealt välja ja laeb meie süsteemi ülesse. Et see ettevõtte juhil oleks selle võimalik lihtne. Et ta saaks, tema forwardib selle arve lihtsalt meie süsteemi ja meie süsteem ise saab aru, et kuidas see arve seal töötab. Ja siin ka samamoodi, kui me vaatame nagu numbreid, siis me näeme, et just siin Eesti turul pabertšekkide kogus pigem on vähenevas trendis aastast aastasse vaadates, aga rohkem tehakse erinevaid internetioste, et Google, Facebook, Amazon, Bolt, Uber on ju kõik sellised internetiteenused rohkem, neid dokumente on aina nagu rohkem. Siis natuke digiteerimise täpsusest, koos inimkontrolli digiteerimise täpsuseks loeme 99,5%. Ja siis siin all on niisugune tabel, kus ma püüan näidata robot digiteerimise täpsust. See on muidugi väga keeruline aru saada. Ta on niimoodi, et siin on erinevad väljad, mida robot digiteerib. On siis pangakonto number, valuuta, arve number, makse tähtpäev, viitenumber, dokumendi väljastamise kuupäev, käibemaksu väljad, käibemaksu read ja tarneinformatsioon. Ja kui vaadata seda vasakult paremale, näiteks võtame
pangakonto numbri, siis recognition frequency 97 seal on, kui tihti robot leidis selle pangakonto numbri sealt arve pealt. Ehk kui lisasite 100 arvet, 97 korral leidis. Recognition precision on siis, et kui robot leidis 100 korral pangakonto numbri, siis 98 korral oli see õige. Kahel korral leidis midagi valesti. Ja siis see viimane on nende 2 korrutis. Ehk siis kui lisate 100 dokumenti, kus on pangakonto number olemas, siis 96 korral ta leiab selle ja see on õige. Ja see on erinevad väljad on seal viimases tulbas näha, kui nagu täpne on nendega. Ja keskmine on 92, Eesti dokumentidega see on juba 94. Ja võib-olla veel üks hästi huvitav on ka seal all on see number 82,5 on siis dokumendid, kus robot leidis kõik väljad õigesti. Ehk inimene ei pidanud midagi muutma. Et robot leidis terve dokumendi kõik väljad õigesti. Enne korraks mainisin, läbi meie on võimalik e-arveid vastu võtta. Pakume sellise mõistliku hinnaga seda, et 1 euro eest 100 e-arvet kuus võimalik vastu võtta. Mõnest eelisest, et üks suurimaid eeliseid on see, et mis me kuuleme klientidelt, kes enne olid nagu vanaviisi paberil tegid asju, nüüd tulid meie juurde, on see, et raamatupidajad ütlevad, et enne 20. kuupäeva hästi siuke stressirohke. Dokumendid jõudsid ja deklaratsioonid tuli kohe nagu teha, aga et nüüd dokumendid pigem tulevad nagu jooksvalt. Et ta saab nüüd kuu jooksul juba kätte. Ja kuu lõpus ta juba saab mõnele ettevõttele deklaratsiooni ära teha. Mõnel teisel juhul võib-olla saab inimesele kirjutada, et kuule, otsi need 3 dokumenti üles, et need on veel vaja sisse kanda. Ja siis siin paremal pool on ka üks tabel. See põhimõtteliselt siis näitab, et millal all on nagu päevad, millal dokument loodi. Ja siis see sinine joon näitab, millal see meile esitati. Et kui me vaatame esimest päeva, siis see on see päev, kus see check kas prinditi või PDF arve väljastati, siis 23% dokumentidest esitatakse meile samal päeval, kui ta loodi. Ehk päris palju. Ja 7. päeval on see juba üle 50%. Et see näitab, et inimesed pigem esitavad päris kiiresti need dokumendid ära. Miks see graafik läheb niimoodi hästi pikalt, üle 60 päeva, on see, et meil on ka poisu ettevõtteid, kes ei ole käibemaksukohuslased. Nemad teevad korra aasta aruande. Ja siis nemad esitavad terve eelmise aasta dokumendid on ju, nagu pea aastase viivitusega, siis isegi võib-olla rohkem või suurema viivitusega. Et sellepärast ma arvan, see veab seda graafikut niimoodi nagu pikaks. Siis eelistesse olen lisanud siia digitaalne arhiiv, et meie hoiame kõik need dokumendid 7+1 aastat alles. Samamoodi kui kasutate Directot, siis need pildid jõuavad kõik sinna, nad jäävad sinna teile alles, on olemas seal sees. Äge on see, et ongi mõlemas kohas on ju meie juures kui Directos alles nad. Ja viimaseks lisasin lihtsalt, et jätame sellise andmesistustöö siis robotile, et ärme raiska inimeste aega. Ja nüüd ma räägin siis nendest 2 uuemast tootest, mõned sõnad kinnitusringist ja siis kaardi aruannetest ka. Et kinnitusring siis, olen siin välja toonud mõned nagu eelised. Ma kirjutan siin, ta on soodne. Ta on niimoodi, et meil ei ole mitte mingit eraldi hinnastamist kinnitusringile, et on nagu meil juba hinna sees. Et kui te meie süsteemi kasutate, siis saate kinnitusringi kasutusele võtta. Kuidas meie oma leiva lauale siis soovime teenida sellega on see, et meil on hinnastamine on kasutajapõhine ja kui te hakkate kinnitusringi kasutama, siis me eeldame, et te lisate kasutajaid lihtsalt rohkem. Et sealt me eeldame, et meie saame oma kopika kätte. Tänasel päeval kasutab juba üle 100 ettevõtte meie juures seda. Ta ei ole nagu metsikult suur number, aga see näitab, et lapsevead hakkavad välja saama või juba on välja saadud. Ja võib-olla üks hästi huvitav statistika oli suvel, kui meil üks arendaja küsis minult, et mis sa arvad, mitu kinnitust on meie süsteemis tehtud, et mitu dokumenti on ära kinnitatud. Mina pakkusin kõvasti väiksema numbri, aga selle suve keskel oli 20 000 kinnitust tehtud. See näitab ka, et nagu täitsa on nagu mahtu, mis sealt juba nagu läbi on käinud. Ma usun, et see number on päris palju suurem tegelikult tänaseks päevaks, sest see on suvel võetud välja. Siis ma lisasin siia, et lihtne kasutada. Ma arvan, et
sellega on suhteliselt raske vaielda, sest ma tõesti arvan, et ta on väga lihtne kasutada, et seal midagi keerulist ei ole. Ma olen siia lisanud ka, et lihtne üles seada. Sellega kindlasti saab veel nagu vaielda, et vahel, kui mul mõni klient ütleb, et kuule, et mul oleks abi vaja selle kinnitusringi ülesseadmisega, siis lähen nagu taga videokõnesse, on ju, et näita siis, mis sa tegid, on ju. Siis ma näen, et kuidas ta on ise proovinud seda üles seada. Siis ma vaatan, et ossa Maik, et võib-olla ei ole siis nii lihtne üles seada, et mis ta seal kokku teinud on. Siis ma nagu, et kuidas sa niimoodi üldse nagu, et jah, et me näeme nagu vaeva sellega, et see ülesseadmispool oleks ka nagu lihtne ja arusaadav. Ja ma usun, et me oleme mitu päris head sammu teinud sinna poole ka. Ma tegin nüüd niimoodi, et ma lihtsalt võtsin meie toote, lihtsalt tegin pildid meie tootest, et lihtsalt te näete mingisugusegi nagu sellise ülevaate, kuidas see kinnitusring töötab. Et siin on siis näha see nagu meie äpi vaade. Ja see on siis nagu see vist siis töömees või inimene, kes siis saatis dokumendi kinnitamisele. Et tema esitas nüüd ühe tšeki siia ja siin ta staatuses näeb, et see on kinnitamisel. Ehk siis töömees näebki igal hetkel, et tema ülemus, otsene ülemus või kes iganes peab seda kinnitama, et ta ei ole jõudnud veel seda kinnitada, ta on kinnitamisel staatuses. Nüüd see on siis vaade, kuidas see ülemus näeb või see inimene siis, kes peab seda kinnitama, nüüd seda dokumenti. Temal tuleb sinna üles suuresti niimoodi, et okei, dokument see on ootel, palun kinnita ära. Ja meie juures on võimalik seadistada ka niimoodi, et ta on alguses on tegelikult sisse lülitatud see, et ta saab ka e-maili, kui dokument tuleb kinnitamisele. Ja me praegu hakkasime ehitama ka push notification'id. See, et ma saaks telefonist teile nagu sellele inimesele saata notificationi. Ma usun, et järgmise aasta algusest võiks see ka olemas olla. Et me saame nagu push notification'id ka saata. Ja nüüd mul on üks nagu puudusin, et kuidas see kinnitamine päriselt käib, aga nüüd siin on siis see uuesti see vaade, kus see töömees, kes esitas, tema nüüd näeb, et see on kinnitatud ja saadetud raamatupidamisse ka. Nüüd ta teab, et ülemus kinnitas ära, et see dokument sobis ja läks raamatupidamisse ka, et kui ma pean sellest raha tagasi saama, siis tõenäoliselt varsti see raha ka tuleb. Nii, see on nüüd siis kinnitusringist kõik. Nüüd on siin mõned pildid sellest kaardi aruandest. Jah, et ma räägin võib-olla natuke ette ka, et mis ta nagu ennast kujutab siis, et see mõte siis on selles, et nüüd on meie juurde võimalik lisada see ettevõtte kaart. Et lisamegi kaardi ja igale kaardile saab ka inimese lisada, kes seda näeb. Saadki igale töötajale lisada nagu selle pangakaardi. Nüüd iga kord, kui see töötaja valib, et ta selle kaardiga maksis, me loome talle aruande ja paneme kõik selle kaardiga makstud dokumendid sinna ühte aruandesse. Nii, et siin ongi näha, kuidas ma panin endale selle kaardi. Siin on näha see, et ma vajutasin, et maksin selle kaardiga. Ta küsib, et okei, loome nüüd sulle selle aruande, kuhu me kõik selle kaardiga tasutud dokumendid hakkame sisse lisama. Nii, siin siis ongi juba nüüd näha nagu see kaardi aruanne, kus mul ongi nüüd see esimene dokument ka sisse lisatud. Ja siia ma nagu kuu jooksul see töötaja siis saabki kõik oma need kaardiga makstud dokumendid sisse ära lisada. Ja nüüd te tegelikult nägite vist ka, vaata siin oli ka näha, et tegelikult saab töötaja ise panga väljavõttes ja laadida või seda saab teha raamatupidaja meie seal pilvekeskkonnas. Meie praktika näitab seda, et ma ütleks isegi üle 90% või peaaegu alati on nagu raamatupidaja see või te ei pea konkreetselt raamatupidajale, võib-olla on ta raamatupidaja abi või keegi, et tavaliselt töötaja ise ei tee seda, et seda tehakse kuskil see raamatupidamise osakonnas ikkagist. Ja siis raamatupidaja ongi loginud see pilvekeskkonna sisse, siis tal on see nupp, et laadi panga välja võtta. Ja nüüd ma laadisin selle ülesse ja siis ongi, mis saab nagu teha, saab need nagu maksed kokku viia. Et see on nagu, siin vasakul pool on makset näha, paremal pool on dokumenti näha. Minul siin jälle ta ei ole liiga hea pilt, sest siin on nagu erinevad maksed on viidud kokku erineva nagu dokumendiga. Aga jah, päris elus ikka on mõistlik viia ta nagu õigete maksetega kokku. Ja kui see on ka tehtud, siis mis nagu selle kasutaja poolel juhtub, on temal tekib sinna aruandesse selline vaade, kus ta on tehing leiti, ehk siis
paremal pool on kõik maksed, millele on dokumente olemas ja vasakul pool tehingut ei leitud, siin ta näebki seda tegelikult makse nagu kirjeldust, et need on need dokumendid, mis tal on puudu, kus tal on vaja ise otsida see maksega juurde. Et jah, et see toode on veel nagu betas, et seal on, me saame hästi palju tagasisidet, erinevad ettevõtted, me kogu aeg nagu teeme teda paremaks, aga jah, ma arvan, et ma ei tea numbrit, kui palju ettevõtted seda praegu kasutab. Ma usun, et äkki see jääb kuskile 10 kanti. Jah, et umbes 10 ettevõtet on, kes kasutab seda. Ja siis lihtsalt ka üks julgustav slaid, et kes on mõelnud, et võiks kasutada, aga ei ole veel julgenud, et siis ongi, et me seda süsteemi saab proovida täitsa tasuta, et me mingit alustamistasu ei ole ja äraminemistasu ka ei ole ja et alati saate minna tagasi oma vanale süsteemile, kui proovite ja midagi ikkagist ei sobi. See on ka. Ja siis, kui siin on veel keegi, kes ikka mõtleb, et kas võiks proovida või mitte proovida, siis ja leiate selle julgused proovida, siis kasutage sellist koodi nagu Coop 2023, siis saate terve detsembrikuu tasuta kasutada ja siin on, mul vaatasin eile ka, et mul on valesti kirjutatud, et tegelikult esimene arve teile tuleks siis 1. veebruar. Et jaanuarist hakkaks nagu tasuline periood peale. Ja mul on vist siis viimane slaid on hinnastamise kohta. Käin võib-olla sellega kiiresti üle. Kui ettevõtte registreerite, siis alati olete tasuta demo peal. Ehk siis 5 dokumenti iga kuu tasuta, ootate kuu lõpuni, järgmine kuu saab uuesti 5 dokumenti lisada. Kui 5 on täis, siis süsteem ütleb, et okei, et see kuu rohkem ei saa lisada, valige hinnastame ära, siis saate dokumenti juurde lisada. Siis on meil robot digiteerimisega hinnastamine on 5 eurot kasutaja kohta. Iga kasutaja annab nagu 100 dokumenti ettevõttele juurde. Näiteks teil on 2 kasutajat, maksate 10 eurot sellest, siis seal ettevõttes on 200 dokumenti, mis selle hinna eest saab nagu digiteerida. Vabalt võib olla niimoodi, et üks mees esitab 1 dokumendi, teine esitab 150. Sobib. Et need dokumendid nagu kumuleeruvad ettevõtte peale, et me ei loe seda, kes need esitas. Ja siis need 2 alumist hinnastamist 7 eurot kasutaja tükipõhine, need on siis koos inimdigiteerimisega, kus meie inimene on ka vahel digiteerimisel. Ja 7 eurot kasutaja töötab suhteliselt samamoodi nagu see 5 euroni pakett. Lihtsalt seal on 30 dokumenti hinna sees, sest seal on päriselt meiepoolne inimene vahel, kellele meie peame raha maksma. Et me ei saa, kui robot digiteerimisel on niimoodi, et tüki digiteerimisel meil mingit otsest kulu ei ole, on ju. Et see roboti ehitamine alguses on hästi kallis, aga kui ta on olemas, siis ta nagu töötab ja me ei pea iga tüki eest eraldi maksma, siis inimdigiteerimisega on ikkagi, me peame maksma kellelegi inimesele, kes seda digiteerib. Ja siis meil on selline tükipõhine hinnastamine, seal on 3 kasutajat hinna sees, pärast seda on 2 eurot iga lisakasutaja ja siis on 40 senti dokumendi kohta on tema. Tere kõigile ka minu poolt. Nagu juba sisse juhatati, siis mina tulen Directost. Töötan seal finantsvaldkonna tootejuhina. Directos olen ma olnud alla aasta. Ja lühidalt minu taustast ka, et ennem seda, kui ma Directosse tööle tulin, töötasin ma pikki aastaid finantsjuhina, kasutades ka siis Directo tarkvara. Ja ühel hetkel lihtsalt mul tekkis soov, et ma ei taha enam pelgalt olla tarkvara tarbija, aga ma tahan selle loomisel ja arendamisel kaasa rääkida ja kaasa lüüa. Ja selle tõttu õnneks jõudsin ma ka Directosse, kus ma seda kõike praktiseerida saan. Ja kuna minu valdkond on sarnane teiega, siis tegelikult ma tean, mida te igapäevaselt teete, missuguseid väljakutseid te igapäevaelus näete. Ja selle tõttu minu ülesanne nagu tootejuhina on see, et see tarkvara siis oleks selline,
ja et me arendaksime seda edasi selliselt, et selle kasutamisel muutuks teie elu lihtsamaks ja nagu ka pealkirjas öeldud, et selle läbi ka teie igapäevane tööelu oleks nauditavam. Ma kõigepealt võib-olla natukene räägiks sellisest üldisest hetkeseisust selles digitaliseerimise valdkonnas ja võiks laias laastus öelda, et selline suurem digitehnoloogiline hüpe finantstarkvarades on ära olnud juba tegelikult viimase 10 aasta jooksul. Et selle aasta jooksul või nende aastate jooksul on tegelikult loodud väga palju nutikaid digilahendusi tarkvaradesse. Ja nüüd tegelikult oleks viimane aeg neid kõiki hakata ka kasutama. Ja ka selle tõttu, et tulevikus nagunii on raamatupidamine enamasti kõik digitaalne. Et sellisel juhul, miks mitte juba elada tulevikus ja juba neid kõiki digilahendusi ka juba ära kasutada, et tööd kergendada. Siis endiselt on kõhklusi ja kahtlusi nende kasutuselevõtuks, et on palju sellist ka teadmatust ja see pigem nagu hoiab siis meid nagu minevikus, et ei lase võib-olla ettevõtted edasi areneda. Ja siis veel julgustaks, et kindlasti ärge andke alla, ärge kartke. Digilahendusi on võimalik järk-järgult võtta kasutusele, mitte kohe, ehk siis alusta seda protsessi nüüd ja täna ja järk-järgult siis liigud edasi. Ja kui sa juba kasutad digilahendusi, ma nüüd hetke pärast neid hakkan ka nagu rääkima siis nendest, et kui sa juba kasutad digilahendusi, siis sa oled juba suure sammu astunud, nii et tubli oled, hea töö, aga kindlasti on veel täiendavaid võimalusi, mida siis alati saad oma tarkvara pakkujalt juurde uurida. See slaid, ma tegin selle slaidi selleks, et anda sellist nagu üldpilti, et ma nimetaksin seda võib-olla selliseks digilahenduste nagu ökosüsteemiks, et kui need erinevad digilahendused koostöös tööle panna, et siis sellega me tegelikult kindlustamegi selle, et raamatupidaja tööprotsessid oleksid kiired, automatiseeritud ja oleks ka vähem vigu. Et ma jagasin selle nagu 2 ossa, et paremal pool siis näeme erinevaid väliste andmete tarkvarasse sissetoomise nagu liidese võimalusi. Ma järgnevate slaidide peal räägin ka mõnest siis nagu lähemalt. Aga seal nendest märksõnadest te juba saate aru, kõige keskel e-arved ja Eesti riigi teenused ja pangaliidesed ja sellised asjad, et kui me vanasti siis kõik need välised andmed käsitsi tõime tarkvarasse, kondeerisime käsitsi pangaväljavõtted, siis tänases päevas on ports liideseid meil tegelikult olemas, mis kergendavad meie tööd, nad toovad need andmed raamatupidamise või nii-öelda raamatupidamise tarkvarasse sisse. Ja siis on see vasakul pool siis tarkvarasisesed erinevad digilahendused, mis võimaldavad siis meil kõiki neid sisse toodud andmeid siis töödelda, teha need automaatseks ja nii edasi. Ma siin vasakul pool lihtsalt tõin välja, ütleme siis teatud nimekirja sellistest digilahendustest, mis siis tänapäeva kaasaegsetes finantstarkvarades sees on. Directos need sees ka on kõik.
jah, mainisin siin dokumendide kinnitusringi, mis kindlasti tänases päevas, ma usun, et ei ole enam neid ettevõtteid, kes paberil dokumente allkirjastaks. Et enamasti tehakse neid ikkagi tarkvarasiseselt või siis nagu ka Joonas rääkis, eks ju, et Costpaketi sees on ju nii. Et siis kindlasti automaatkondeeringud, need on ka paljudes tarkvarades juba nagu olemas. Räägin hiljem ka sellest natuke lähemalt. Selliste püsiarvete automaatkondeerimised. Siis kindlasti ka dokumendihaldus, kui see on võimalik tarkvarasiseselt teha. Jällegi väga nutikad funktsionaalsused. Siis dokumentide digiallkirjastamised, näiteks Directos on selline asi võimalik, et kutsuda väliseid osapooli siis allkirjastama dokumente ja need välised osapooled ei pea üldse Directos olema, nad ei pea Directot kasutama, aga ma saan siis väljaspoolt kutsuda allkirjastama erinevaid dokumente. Jällegi nutikas lahendus. Siis Popiks on muutunud ka töötajate iseteenindusportaalid, ei pea enam puhkusavaldust paberil jooksma ringi sellega personalijuhi juurde, vaid ma saan iseteenindusportaalis esitada puhkuseavaldust. Ja näiteks ka automaatsed meeldetuletuskirjad klientidele maksmata arvete osas, et ka näiteks see asi on just meil hiljuti, läks ka endal laivi, et märkimisväärselt abistab halbade võlgade osakaalu vähendada, et lähevad automaatsed meeldetuletuskirjad välja. Nii et tegelikult, kui me nagu vaatame kõiki neid lahendusi, mida need toredad IT poisid ja tüdrukud, naised ja mehed on tegelikult meil siin aastate jooksul nagu tootnud, siis ikkagi märkimisväärselt palju ei kasutata neid. Et on ikkagi valdkondi, kus ühesõnaga kasutus võiks olla nagu kindlasti palju suurem ja see teeks teie elu lihtsamaks. Siis nüüd ma siin räägingi siis nagu mõningatest võib-olla natukene lähemalt ja võib-olla siin on, saate ka ise kaasa mõelda, et kuidas teie igapäevaselt toimetate. Et me ei saa üle ega ümber e-arvetest ja juba on ka tulnud välja siis uudised, mida te kindlasti olete kõik lugenud, et riik plaanib siis erasektoris teha e-arved ka kohustuslikuks. Mulle see väga meeldib. Nii et kes veel ei kasuta, kindlasti tasub mõelda ja tasub seda rakendama hakata. E-arvet ei ole veel enim kasutatav lahendus. Seal on ka mitmeid praktilisi takistusi, mida inimesed toovad, kui ma olen vestelnud ja oma praktikas võib-olla ka nagu kohanud. Natukese aja pärast räägin ka mõningatest takistustest, mida arvatakse. Siis kindlasti oleks suurim võit see, kui me kõik oma vahel neid e-arveid vahetaksime. Ja hea uudis on ka see või hea asi on ka see, et osades tarkvarades ka see e-arvete saatmine, vastuvõtmine on päris nagu tasuta. Vähemalt Directost on. Nii et kui kardetakse ka seda lisakulu e-arvete kasutusele võtmisest, siis on ka tasuta lõunaid olemas. Kui ma nüüd räägiksin natukene nendest praktilistest takistustest, kuna ma olen ise ka nende otsa komistanud ja ma püüan, ma toon välja nagu 4 sellist praktilist takistust, mida inimesed ikkagi räägivad, kui ma küsin, et miks te e-arveid ei ole kasutusele võtnud. Ja ma püüan võib-olla siis need ka ümber lükata või püüan siis nagu pakkuda nagu lahendusi, et paljuski need takistused on tegelikult tulenevad sellest, et me oleme harjunud kuidagi moodi toimetama aastaid, aastakümneid.
me oleme harjunud kogu aeg arveid saama emaili teel, kus siis arve saadetakse tüüpiliselt mingisugusele tegelasele ettevõttest või mitmele tegelasele ettevõttes ja nemad siis saadavad raamatupidamisse selle arve edasi. Ehk siis hästi palju on nagu sellist harjumust sees ja see takistab ka, ütleme, võib-olla uutele lahendustele minemist. Et mul selle kohta nüüd eraldi slaidi küll ei ole, aga ma toon välja nagu neli takistust. Et esiteks öeldakse, et aga kui ma e-arved kasutusele võtan, et siis mul on terve hulk inimesi, kes peavad neid arveid, ostuarveid näiteks nägema, aga nendel ei ole tarkvaras ligipääsu. Mul ei ole kasutajaid nendele tarkvaras. Siis jah, loomulikult see võib olla olukord, et on, ma ei tea, 20 inimest, kõik nad peavad mingeid arveid nägema, kõik nad võib-olla isegi ei pea allkirjastama neid arveid, nad peavad neid nägema, nad peavad nendega tutvuma, on mingi ettevõtte sisemine nagu protseduur. Siis tarkvarades tegelikult on võimalik optimeerida ka neid kasutajakohtade arvu. Et me tahame ikkagi suunata e-arvete puhul inimesi ikkagi nägema neid arveid tarkvaras. Ja kui see seltskond inimesi peavad neid arveid seal nägema, siis on võimalik nendele kasutajakohad teha, aga on võimalik optimeerida kasutajakohtade arvu, et võib neid kasutajakohti siis vähem osta. Nad ei pea täpselt kõik ühel ajal saama sinna tarkvarasse sisse, täpselt ühel ajal sisenema, vaid nad saavad käia siis nii-öelda, kui kasutajate kohtade arv on täis, siis natuke ootavad ja natukese aja pärast saavad sisse. Et kui on 20 inimest, võib osta siis näiteks mingi, ma ei tea, 5 kasutaja kohta. Ja kindlasti, mida rohkem ka e-arved massidesse lähevad, seda rohkem tarkvaratootjad ka võimaldavad või loovad nagu lahendusi selliste kärbitud funktsionaalsusega kasutajakohtadele, mis nagu maksavad vähem. Et ongi need, kes midagi muud tarkvaras tegema ei pea peale selle, et nad peavad neid arveid nägema. On neil võimalus siis osta siis selline vähe odavam kasutajakoht ja nad selle abil saavad siis neid ostuarveid näha, alla laadida, mis iganes, edasi saata kellelegi, mis iganes. Et kindlasti on see nagu harjumus on sees, et oleme need saanud e-mailile saata ja sealt on nad kõik kätte saanud, aga nüüd me e-arve puhul peab need saama kätte siis tarkvarast, ehk siis e-arve puhul need saadetakse ikkagi raamatupidamise tarkvarasse sisse. Jälle nagu harjumuse küsimus, et ma arvan, et see ei ole nagu väga suur probleem. Siis teine praktiline takistus, mida ma hästi palju nagu kuulen, on see, et e-arvega saab kaasa saata ühe manuse, ühe PDF manuse. Jah, see on tõsi. Tüüpiliselt on selleks PDF manuseks siis arve. Aga jällegi, mida rohkem e-arve läheb massidesse, seda rohkem tarkvara tootjad ka mõtlevad selle peale, et kindlasti on võimalik ka sinna PDF manuse väljatrükki lisada siis ka lisainfot, kui on vajadusel. Kui on vajadus, et kui siin on vaja mingit lisatabeleid näiteks panna või mingit lisainfot veel lisaks arvele, et siis selles PDF väljatrükis on see arve esimesel nii-öelda lehel piltlikult ja edasi sealt tulevad siis ütleme mingi lisainfo tabelid või dokumendid, mis siis nii-öelda paigutatakse sinna ühte manusesse. Et nende asjade puhul on vaja alati seda ka, et tegelikult ka tarkvara tootjat nii-öelda torkida, et mul on sellised vajadused ja kas ma saaksin sellise lahenduse, et ma arvan, et selle manuse puhul ka jällegi ei saa nüüd olema see nüüd ainsaks või nii-öelda üheks takistuseks, et see on ainult üks manus, et sinna võimalik juurde ikkagi panna rohkem infot. Aga enamasti on see manus muidugi nagu arve. Siis kolmandaks takistus, mida ma kuulen, on, et kui mul on vaja arvet parandada, siis e-arve puhul saab arvet parandada ainult krediitarvega. Jah, nii see on,
ja sellised tublid ja pedantsed raamatupidajad, mitte halvas mõttes, vaid heas mõttes, löövad näpud püsti, ütlevad jah, väga hea, nii see ongi õige, sellepärast et see ongi õige raamatupidamislik käitumine. Et kui mul on arvet vaja muuta, siis ma teen kreeditarve ja siis ma teen uue arve peale. Nii et selles mõttes nagu pigem ollakse sellega nagu rahul, et see e-arve puhul just niiviisi käitub, sest me teame ise ka nagu lahendusi või nii-öelda olukordi, kus tänases päevas, et saadetakse arve partnerile ja siis mõne aja pärast öeldakse, et kuule, et midagi läks nässu, et kuule, kustuta see arve üldse ära, ma kustutan ka endalt ära ja ma saadan sulle uue ja siis saadetakse veel mitu korda ja siis on sihuke segapundar, et ühel on siis arve siis seal olemas, teisel ei ole ja siis ühesõnaga segadust kui palju. Nii et tegelikult e-arvega on nagu hästi kindlalt paigas, et arve parandamine käib läbi kreeditarve, nii et mina arvates see on nagu pigem positiivne. Ja neljandaks selliseks takistavaks asjaoluks on see, mida ma loodan siis nüüd nagu seaduse muudatusega parandatakse, kus siis riik erasektorile paneb ka kohustuse e-arveid saata, on see fakt, et kui ma praegu RIK-is panen siis selle linnukese külge, et mina võtan vastu ainult e-arveid, siis tänases päevas see on lihtsalt nagu võimalus, see ei ole kohustus. Mis tähendab seda, et isegi kui ma selle linnukese sinna panen, siis osad saadavad mulle e-arveid, osad saavad mulle endiselt e-maili peale, aga mina tahaks olukorda, kus kui mul on see linnukene sinna pandud, siis ma sellega ütlen, et e-arve kanal on see ainuke kanal, mille kaudu mina e-arveid vastu võtan. Ja isegi kui keegi mulle saadab e-maili peale arve, siis ma ütlen, et ma ei tea sellest midagi, sest see ei ole ametlik kanal, mille kaudu mina olen öelnud, et mina võtan arveid vastu. Aga ma loodan, et seaduse muudatusega see siis nii ka tehakse, et kui see linnukene on, siis see on e-arve kanal on ainukene kanal, mille kaudu ma siis arveid vastu võtan. Ja näiteks Soomes nii ka on. Aga jääme siis ootele. Kui ka seadus järgi tuleb, et erasektorisse see kohustuslikult tehakse. Nii et kes veel ei ole e-arveid siin rakendanud, kasutusele võtnud, siis kindlasti soovitan, sest varsti läheb ralli lahti. Siis mis veel on nagu positiivset nendes e-arvetes on see, et e-arved võimaldavad automaatkondeeringuid luua väga hästi. Et selline PDF arvetest digiteerimine, mida ka nüüd Costpocketist Joonas rääkis, et nemad ju digiteerivad PDF failidest ju digiteerivad arveid, siis ta tegelikult ikkagi, Joonas läks ära, väga hea, et ta ei kuule. PDF ostuarvetest automaatkondeeringute loomine on tegelikult ikkagi selline juba natukene vaikselt hakkab ajaloo prügikasti minema, et seda väga hästi ka tarkvara siseselt edasi ei arendata, kuna e-arvetest kogu info välja lugemine on ikka 100% täpne, kuna e-arve on ikkagi standardiseeritud formaadiga ja automaatkondeering kui selline iseenesest tähendab nagu seda, kui keegi nüüd aru ei saa, mida siin nagu on mõeldud, et selle all mõeldakse nagu seda, et kui on mingisugused igakuised regulaarsed arved, mis hankijatelt tulevad, siis on võimalik süsteemi üles seadistada sellised automaatkonteerimise reeglid, et kui tuleb arve hankijalt X ridadega see või see, siis pane need read, kondeeri nendele kontodele, võimalik panna siis juurde ka dimensioonid, objektid, projektid ja see on võimalik siis nii-öelda panna siis
kondeerimise, automaatkondeerimiseks ja isegi kuni ka automaatkinnituseni välja. Directos on veel lisaks võimalus ka panna kuluvahemik, et näiteks, et kui mingid hankijad, mingi arve jääb siin igakuiselt vahemikku, ma ei tea, summas see kuni see, et ka sellise nagu kuluvahemiku reegel panna, et ka siis, kui need reeglid on täidetud, siis kinnitub see ostuarve ära. Et see automaatkondeerimine on nagu hästi palju annab juurde tööaega ja tegelikult väldib ka vigu. Ja loomulikult on endiselt mingisuguseid arveid, mida me ei saagi e-arvetena vastu võtta, need tulevad välismaalt näiteks, siis endiselt ma kuulen ka, et kuskil on ikkagi mingid kaustad, kus prinditakse ikkagi arveid välja, pannakse kaustu. Et PDF ostuarvetega on loomulikult võimalik ka teha erinevaid asju, et kas saata need e-mailiga äritarkvaras, lasta siis digiteerida, näiteks nagu Costpocket või Finbyte. Ja kindlasti on võimalik neid ka näiteks manusena panna siis ostuarvete juurde. Et igal juhul need PDF arved ikkagi oleksid teil ka nagu tarkvaras sees, et need ei jääks kuskile lihtsalt paberi välja prindituna. Aga ma väga loodan, et keegi tänases päevas ei prindi enam paberi mitte midagi välja. Ehk siis võib-olla see viimane lause ka veel, et miks ma seda e-arvet hästi nagu soovitan kasutusele võtta, on ikkagi see, et e-arvete puhul on võimalik luua siis need väga head automaatkondeerimise reeglid, mida siis PDF-arvete puhul teha ei saa, sest PDF-arvetest see data välja lugemine on lihtsalt niivõrd palju kehvem, see täpsusaste on väga väike. Nii. Siis gateway sõna, ma arvan, et kui öelda kõik raamatupidajad, ma kujutan ette teavad, mis see tähendab. Et see peaks olema tänases päevas juba hästi A ja O, et keegi meist enam ei käsitsi, nii ta ei prindi ka nagu panga väljavõtteid välja või ei tee käsitsi ainult nüüd panga sisestusi. Et kindlasti soovitan kõikide suurpankadel on olemas ja võimaldab siis ikkagi väga palju jälle aja kokkuhoidu, et kus siis ka tarkvara poolt tarkvara tunneb ära või leiab vaste siis tehingutele tarkvaras ja loob need dokumendid ja teeb seosed nagu ära. Pluss lisaks ka siin on võimalik siis luua selliseid automaatkondeerimise reegleid finantstehingutele ja erinevatele muudele tehingutele, et kindlasti hästi oluline osa. Ja muidugi ka maksekorralduste panka saatmine. Samamoodi siin nüüd tuli ka siin päris alguses rääkisime ka Coopi inimestega, et praegusel juhul on Coop Pank ainukene pank, kellel on olemas võimekus või kellel on valmisolek olemas tarkvara siseseks maksekorralduse kinnituseks niiviisi, et panka ei pea üldse enam minemagi maksekorraldust kinnitama, vaid kogu see maksekorralduse kinnitamine tehakse siis tarkvara siseselt ära. Aga selle jaoks peavad siis tarkvarad looma enda tarkvara sisse siis selle maksekorralduse kinnitamise lahenduse. Nii et siin on siis see võidujooks, et kes finantstarkvaradest selle siis ära teeb. Aga Coop Pangal on selline valmisolek olemas ja tegelikult hästi hea võimalus jällegi mitte
väljuda tarkvarast, mitte jälle panka sisse logida, vaid kogu see protsess teha ära nagu tarkvara siseselt, et väga mugav lahendus, et Directos ma loodan, et ka millalgi meil see lahendus tuleb, ise ootan seda väga. Siis rääkides nüüd deklaratsioonidest, siis ka EMTA tõdeb, et näiteks deklaratsioonide saatmine Maksu- ja Tolliametisse, et kasutatakse nagu äärmiselt vähe, häbiväärselt vähe, et on olemas lahendused, kasutage, võimalus on saata ka koos lisadega. Nii et jällegi selline võimalus, mida ei peaks käest laskma. Ja siis on, lihtsalt mainisin nüüd ära ka siin veel need uuesti need paberivaba majanduse või nii-öelda dokumendihalduse, et need tarkvarasisesed kinnitusringid kindlasti, siis dokumendihaldused ja digiallkirjastamine ka, et mis võimalus siis on ka nagu olemas. Ja uuesti siin ka see iseteenindusportaali viide. Ja viimaseks on lihtsalt üldiseks infoks, et ka kõik see nagu mindset või idee, et mis meil ka raamatupidajatena, finantsjuhtidena peaks nagu olema, on see, et tänapäevases digimaailmas, et kõik tehingud, kõik sellised, kõik tehingud peavad toimuma ikkagi nagu reaalajas. Et seal, kus nad siis nagu tekivad, mitte see, et tekivad näiteks mingid lao liikumised ja siis raamatupidaja sisestab need käsitsi päevi hiljem, vaid need tehingud ikkagi toimuvad reaalselt reaalajas sellel hetkel, kus nad ka päriselt tekivad ja need andmed saadetakse siis tarkvara sisse liidestega, et siin on ka nüüd lihtsalt välja toodud need, ütleme, lao nii-öelda tehingute selle reaalaja aruandluse hõlbustamiseks. Nii et ja see reaalaja majanduse see sõna, see käib, seda arendab ka riik edasi, et see käib ka igalt poolt meediast läbi juba päris tihti. Nii et eks see reaalajas nii-öelda ka raamatupidamine on igal juhul teema tänases päevas nagunii. Tere ka minu poolt. Et nagu juba öeldud jah, et siis olen Enes Aluste ja raamatupidaja kogemust on mul tänaseks juba 20 aastat läbi erinevate ametikohtade. Et ühtegi tarkvara ma ei ole küll arendanud või otseselt selle juures olnud, aga me oleme olnud siis nii-öelda nii Directole kui siis ka Costpocketile selline nõudlik klient, kes iseenda nii-öelda laiskuse hüvanguks oleme lasknud neid panna enda kasuks tööle. Ja seda siis võimalikult paljudes erinevates funktsionaalsustes. Ja need, mis Viljal siin slaidide peal oli, siis mida me ei kasuta, võib-olla on sellised programmi funktsionaalsused, kus me jõudnud ära oodata, millal Directo need valmis saab ja me võtsime kasutusele midagi muud. Et ETS Nord siis, et kes me oleme? Me tegelikult oleme ventilatsioonilahendusi siis arendav, tootev ja müüv ettevõte. Ja meie visiooniks on siis see, et soovime olla oma innovaatiliste toodetega ehk siis inspireerida maailma ja luua kvaliteetseid lahendusi sisekliimale. Et see jätkusuutlikkus ja kliendi rahulolu on siis meie jaoks kõige olulisem. Et kliendid oleksid meiega rahul. Kui klient saab meie käest hea ja kvaliteetse teenuse, siis see tähendab seda, et meid on keerulisem välja vahetada.
ja meie slogan on siis Let's move the air together. Et ETS Nord on siis põhituruga Skandinaavias tegutsev ettevõte. Et Eestis on meil peakontor. Eestis on siis ka kõige suurem tootmisüksus. Eestis on keskladu pluss siis kogu finantsosakond ja ka personali tugiüksus. Et aastast 2009 tegutseme me juba Soome turul ja Soome turul on meil siis üks esimesi asukoht oli siis Tuusula. Läbi aastate oleme siin maja sees juba saanud nii-öelda kõnekäänuks, et kui üle 2 aasta juba ühtegi ettevõtet ostnud ei ole, siis on juba igav. Et viimase ettevõtte ostsime siis septembris 2022 ja seda siis Rootsis. Aga jah, siis Soomes oleme me neid ka siin läbi aastate ostnud ja Soome turg on tegelikult täna meie jaoks kõige suurem turg. Et circa 60% meie käibest tuleb tegelikult Soomest. Rootsis oleme nüüd tõesti viimastel aastatel väga palju investeerinud. Oleme ostnud seal kokku ettevõtteid, et suurendada nii oma kliendipagasit, tooteportfelli, kui ka Rootsi on väga suur maa, vahemaad on suured. Et siis sellepärast on meil erinevaid tootmisüksusi tegelikult on juba rohkem. Viimane sai siis avatud aprillis 2023 ja seda siis Rootsi lähedal. Kuna meil on väga ambitsioonikas ettevõte, siis me oleme vaadanud, et Skandinaavia hakkab meie jaoks väikeseks jääma. Et seoses siis Expo 2020 maailma messiga, kus me siis läksime kaasa kui Eesti paviljoni peasponsor, siis meile tundus, et see on nii äge riik ja nii äge koht ja seal on väga palju võimalusi areneda. Et tänaseks oleme siis sinna asutanud samamoodi 2 ettevõtet. Kuidas meil seal läheb? See ilmselt on meile kõigile huvitav ja põnev. Kindlasti peame me endas arendama kannatlikkust. Meile kuidagi, et kui midagi peab juhtuma, siis peab kohe juhtuma. Ja eestlased on väga digilahenduste kasutusele võtjad. Sealmaal see kindlasti nii ei ole, et kui ma näitasin Costpocketi appi seal aastal 2022, siis nad ütlesid, aha, okei. Me alles oleme selles etapis, me kogume tšekke, sest käibemaks kui selline tuli nendel aastal 2019. Ja nad siiamaani alles harjuvad sellega, et ma pean selle tšeki raha kotti panema, et mitte ma ei viska seda ära. Et pildini jõudmiseni ilmselt läheb veel aega. Aga kui me seal Expo paviljonis tegelikult opereerisime, tegime siis ettevõtte, kes pakkus seal toitlustusteenust, siis Costpocket oli tegelikult meie jaoks see tööriist, mis võimaldas meil kohalike kokkadega see raamatupidamine, see nii-öelda 6-kuuline pop-up restoran siis ära manageerida. Et meil seal koha peal ühtegi raamatupidajat ei olnud. ETS Nordi, ma arvan, et keegi vist ei tea eriti, aga meie tooted on siis ilmselt majades, kus igaüks teist on viibinud. Et siin on mõned Eesti objektid, kus on meie tooted. Ja siin mõned siis Soome objektid, mis siis marketingi osakond on kokku pannud, kus siis meie tooteid võib leida. Et meie tootepagasist leiab siis tooteid väga laiale sektorile, restoranidest, hotellideni, ujulateni, koolideni, tavaliste kodumajapidamisteni, büroohooneteni, kõike. Nüüd natukene siis meie protsessidest, et Directo meil tegelikult kasutusel aastast 2009 juba väga pikalt ja me ise peame Directot kui oma protsesside südameks. Et kui me alguses kunagi alustasime, siis meil oli nägemus, et kõik asjad peavad mahtuma Directosse. Kõik. Ja siis me küsisime Directost võib-olla tol ajal ulmelisi asju ja siis öeldi meile, et ei saa.
Ja siis me loobusime selles mõttes ja siis me mõtlesime, et tegelikult ei peagi kõik asjad Directosse ju me ise sinna sisse saama, et on nii palju ägedaid igasuguseid lahendusi, aga kui me suudame nad Directoga ära liidestada, on ka kõik väga hästi. Meie jaoks on jah, see liidestatus Directoga ülioluline ja me neid tarkvarasid tegelikult täna ka valime selle järgi, et see liidestatus oleks olemas. Mis mul siin veel oli? igasuguseid numbreid oli, et natuke näidata lihtsalt seda tausta, et millest me räägime, et miks meil see digitaliseerimine ja automatiseerimine nii oluline on, et meil on keskeltläbi 6000 dokumenti, mida siis raamatupidamine töötleb. Raamatupidamises on 6 inimest ja me teeme tegelikult kõiki riike. Siit samast Eestist koha pealt ainuke, mida me siis sisse ostame erinevates riikides, on palgaarvestus. Sest me ei näe seda võimekust, et me Eestis koolitame välja Soome, Rootsi, kus erinevad riigid me oleme selle maksu ja palgaarvestuse võimekuse. Ja ostuarvetest siis ka. Ostuarveid oli meil vist seal circa 22 000 on aastas. Omavahelised siis kauba liigutamised, kuna meil siin Eestis on keskladu, siis kõik saadetised Soome, Rootsi, Dubaisse, mis me teeme, siis seal tegelikult inimene ei sekku. Ja ma eile vaatasin, et Rootsi puhul näiteks me oleme eelmine aasta teinud selliseid dokumente 3600, siis tegelikult kui siit kaup pannakse lao inimeste poolt kokku, ta kinnitab selle saatelehe ära läbi siis VMS-i, mida me samamoodi kasutame, siis Directo loob automaatselt arve, müügiarve ja läbi siis D2D jõuab see siis kinnitamata dokumendina siis teise riigi lattu, ehk siis nendele tekib siis kinnitamata sissetulek ja kui ta siis selle kauba seal reaalselt vastu võtab, siis tegelikult võetakse kaubad lattu arvele, luuakse ostuarve, kui midagi laamees siis muudab, siis tekib süsteemis mitte siis 100% kokkulangevus, siis see on see dokument, mida siis raamatupidaja päriselt peab vaatama ja millega ta peab tegelema. Kõik muu siis tegelikult toimub taustal automaatselt. Ja kuluaruandeid on meil 1200. Et kuna meil on müügiorganisatsioon päris suur, siis nemad ikka suudavad meile neid tšekke tekitada. Ja müügiarveid on meil siis aastas kuskil 50 000. Ja esimene, ma arvan, selline kõige suurem automatiseerimise samm, mis me tegime, oli siis julgus usaldada müügiarvete koostamine robotile. See võttis mul aega ausalt, ma arvan, aasta, et seda müügiosakonnast tööle saada. Nii mugav on ju, panen sisse alguses tellimuse peale täpselt nii palju informatsiooni, kui mul on vaja. Aga see, et seal peab olema 100%, et see edasi võib teha siis see majandustarkvara ise kõik, kliendile selle õige arve väljastada õigete hindadega, õigete kokkulepetega ja siis olid veel, et tol hetkel me saatsime ju neid arveid ka just nimelt objektijuhtidele. Ja siis tulid veel, et raamatupidajad tahtsid arveid, objektijuhid tahtsid arveid, kuidas me seda kõike suudame ära teha? Tegime. Aega võttis, asja sai. Täna on 75% müügiarvetest robotite loodud. Meie nimetame neid robotiks, tegelikult on see Directo üks tunni hooldus, aga meile nii meeldib see, et see on robot. Ja see oli selline esimene, et ta oleks suurem, aga iga uue ettevõtte ostmine tähendab meie jaoks seda, et me paneme ta Directosse, me paneme ta oma protsessidesse ja seal ta võtab aega, kuni me siis sealsed inimesed suudame ka ära koolitada selle peale, et jah, sa pead kõik asjad kohe tellimuse sidestamisel õigesti tegema ja siis kõik teeb su majandustarkvara sinu eest ära. See arve saab see klient lõpuks kätte, kõik elu on ilus, kõigil on elu ilus ja arve tuleb kohe. Ja valuutadest on meil siis eurod, sekid ja dirhamid. Valuuta on midagi sellist, mis kindlasti meie majas raamatupidajate elu teeb põnevamaks. Seda selles mõttes lihtsalt euroga oleks kindlasti elu lihtsam. Aga nii ta on. Siin on nüüd natuke meie siis süsteemist üleüldiselt. Et jah, meie süda on Directo, täna meil on kasutuses 6 erinevat Directo tarkvara või baasi siis,
ja siis konsolideerimise baas täpselt samamoodi. Finantsprotsessidest meil siis täna rohkem keskenduda, jah, kõik Swedbanka Gateway on meil kasutuses, LHV Connect on kasutuses, Maksuametisse saadame käibedeklaratsioone, DST-sid, kõik võimalikud lisad, kõik, mis on võimalik saata. On need tunnihooldused, sest tegelikult sama robot, millest ma rääkisin, ongi tunnihooldus, on ööhooldused. Et meie oleme pannud tegelikult Directo enda jaoks tööle, ma ei saa öelda 24/7, sest öösel tahate hooldada seda programmi ja võtate mingid tunnid meie käest ära. Aga kuniks siis teie hooldus ei kesta, see siis kuskil sealt südaööst hakkab peale, nii kaua siis tegelikult Directo töötab meie heaks. Inimesed võivad kodus magada, aga Directo teeb siis läbi nende hoolduste meie eest siis teatud töölõigud ära. Kas või näiteks paneb kinni töötajad, kes on läinud näiteks viimasel päeval töölt ära, siis tegelikult need hooldused korjavad kõik õigused öösel küljest ära kõikides andmebaasides. Et seda ei pea tegema siis ei IT-osakond ega HR, mitte keegi. Et seda teeb Directo näiteks. Siis on see D2D, millest ma rääkisin, see on siis see Directode omavaheline liidestatus või siis kanal, mis siis võimaldab, jah, selle kõige suurem väärtus, ma ütlen, täna on ikkagi siis, kui on oma ettevõtte sisesed liikumised, et siis sa saad seda seadistada täpselt nii, nagu sulle sobib. Meil on kontoplaanid, on üks ühele, artiklid, kõik on üks ühele. Et selles mõttes on see kindlasti lihtsam. Siis on meil hanke automaatika, millest ma siis ka pärast veidi rohkem räägin. Ja finantsretseptid. Me tea, kui palju, Vilja teab, kui palju teil üldse finantsretsepte kasutatakse. Aga nii palju, kui ma olen seda raamatupidajatele tutvustanud ka teistes ettevõttes, ega see väga laialt levinud ei ole, aga see on päris hea asi, mis aitab tegelikult raamatupidaja elu oluliselt lihtsamaks teha. Ja siis siin skeemi peal on veel siis need erinevad tarkvarad, mis meil siis on. Need nooled näitavad siis seda, et kuidapidi andmed liiguvad. Kas nad liiguvad ainult Directosse või siis Directost ka sinna. Et siin on tegelikult ka need, millest täna on juba räägitud, Finbyte, Costpocket, ärianalüüsi tarkvara on meil, Apix on sama, mis tegelikult Eestis on Finbyte ja see Voi. See Voi on siis Costpocketi väike konkurent. Et need on siis ka liidestatud. Meil on ka tarkvarasid, mida me kasutame, mis ei ole liidestatud. On siis Uku, see on siis raamatupidaja tööhalduse programm. Siis Soomes on meil kasutusel kuluarvete poole pealt siis meil kuludokumentideks Visma, Rootsis on Fortnox. Ja viimane, mille me nüüd kasutusele võtsime, tegelikult on Trullion, mis võimaldab meil arvestada IFRS 16 lepinguid, mis on vaja siis tegelikult meil kõik bilanss üles võtta. Personaliprotsessis ma ütlen, et seda me oleme tegelikult arendanud viimased 3 aastat. Täna on ainuke paber, mis tuleb paberi peal meie majja lahkumisavaldus. Seda me ei kavatse ka digitaliseerida. Kõik muud on paberivabalt. Andmed üks kord sisestatakse, sõltuvalt sellest, mis on mõeldud selleks algallikaks. Ja edasi siis liiguvad dokumendid, näiteks kasutab, mida me jõudnud ära oodata, on see sama teie Directosse allkirjastamine, meil on Avocado selle jaoks. Et seal on meil siis täna tõesti 2-suunaline liiklus, täidetakse näiteks personalikaart töötaja puhul ära Directos, vajutatakse nuppu ja tegelikult täidetud lepingu tüüp, mida sa siis valid, täidetakse Avocados, on võimalik kohe suunata allkirjastamiseks, kui allkirjastatakse, siis ta saadetakse Directos tagasi dokumendi peale, kus ta alguse sai. Ehk siis ei käi ka manuste allalaadimist ega midagi. Töö arvestuseks on meil StaffLogic, ka me jõudnud ära oodata, millal saab puhkuse avalduseid hakata esitama normaalsemalt kui paberi peal. Aga meie kasutame StaffLogicut palju funktsionaalselt kui lihtsalt puhkuse avaldused tegelikult, et see on tootmises tööaja ressursi arvestamiseks samamoodi. Ja ka haigekassa liidestus, mis teil nüüd tuli, me kasutame juba aastaid, aga kindlasti ka väga mugav. Ja siis meil on palju igasuguseid muid protsesse, mis aitavad müüki ja tootmist
on telema, kasutame ediühenduse jaoks, on tootmise tarkvarad, webshopid, VMS-id ja siis see pankade poolt pakutav see Everypay lahendus, millest ka korra põgusalt räägin pärast hiljem. Et kuna me tegelikult Joonasega oleme korra juba ühe sarnase ettekande teinud, siis ma mõtlesin, et ma ei võta seda slaidi sealt välja. Et jah, me tuleme, kust me tulime? Siis Costpocket on aasta 2019. Me tulime täitsa kleepimisajastust, sest ma ei leidnud seda õiget tarkvara. Kuskilt igalt poolt midagi ei puudu. Ja ma mõtlesin, et okei, ma ootan ära selle õige lahenduse, kus ma tunnen, et on õige. Costpocket oli seda ja Costpocketi me võtsime kasutusele. Täna me kasutame seal siis kõiki, mis võimalik. Kuluaruanded, firmakaardid, isiklikud kasutused, lähetusaruanded, sõidupäevikud. Mina ei olnud see, kes tellis selle sinu käest, aga ma ootasin seda. Et ka selles mõttes tõesti väga mugav. Ja siis teistes riikides, jah, nagu varem näidatud, Vismad, Sevoi on kõige uuem. Igal lahendusel on omad plussid ja miinused. Ideaalselt senini tegelikult ei ole, kui Costpocket on liikumas. Mida ma ootan täpselt seda, mis Sevoil on tegelikult olemas, tal on mõned teised puudused. Kuna Sevoil on oma kaart, siis kui sul on müügimees, kellel on 60 kaardikasutust kuus ja siis kui ta esitab, tal on juba tunne, ma olen päris palju esitanud. Ja siis raamatupidaja vaatab, sul on see, siis hakkad ükshaaval taga ajama neid. Päris palju aega kulub siin. See hoidab selle töö sinu eest ära, sest see rida on punane. Ja siis jah, et kõik nende tarkvaradega, Visma küll ei ole, aga kui see on nii Soome spetsiifiline, arvestab kõiki Soome seadusandlusest tulenevaid nüansse, siis seda me ei ole liidestanud, aga seal me kasutame massandmete eksporti, importi, ehk siis me ikkagi ei sisesta neid käsitsi, vaid me tõmbame nad massiga siis sisse. Nüüd siis pankadest, et meie olime kunagi Danske panga kliendid 20 aastat, kuni siis see pank sunniti Eestist ära minema ja meie olime sunnitud otsima uut panka. Käisime ja otsisime ja vaatasime ja meil lõpuks me valisime LHV ja kõige suurem pluss oligi tol hetkel kõige paremini töötav see, siis nendel on Connect. Et see oli kõige kiirem, kõige mugavam, võrreldes näiteks Swedbankaga, me proovisime Swedbanka ka tol korral. Aga mis siis seal Connectis siis on, ütleme, et see muidugi lihtne. Ma saan aru, et nüüd Coobil on ka võimalus, et saab juba kinnitatud dokumendid, tol korral see ei olnud, kui me seda küsisime. Aga saab saata jah, tõesti kõik tasumised, ostuarvete tasumised, kuluaruannete väljamaksed, palkade väljamaksed, kõik saad saata panka. Ja alles 2 nädalat tagasi vist testisin LHV-sse jõuab mõne minutiga, Swedbanka läheb kauem aega. Siis, mis kindlasti raamatupidajate tööd hõlbustab oluliselt, on nende pangatehingute majandustarkvaradesse kandmine. Meie tõmbame 1 kord ööpäevas, ehk siis minunest on ta öösel 4-5 ajal. Kui eelmise päeva pank tõmmatakse siis majandustarkvarasse, õigemini, keegi tõmba, ilmselt saadetakse. Ja tegelikult, kui raamatupidaja hommikul tööle tuleb, siis enamus asju on tal valmis ja selle juba direktos olemas. Ta ei peagi mitte midagi tegema. Vaatab üle ainult need read, kus panga väljavõtte siis dokumendi peal ei näita dokumenti küljes. Oluline ajavõit. Et siis tegelikult, mida me teeme, kõik kaarditehingud, mis me siis müüme oma kaupu, suudame sellega ära konteerida pangakaardi kasutamised, pangateenustasud, laenud, tagasimaksed ja nii edasi ja nii edasi. Et väga palju asju on võimalik seadistada, mida iganes dokumente on võimalik sealt luua. Väga paljud nendest on finantskanded, aga üks näide, mis mul on siin kaarditehingute kohta, meil ei ole krediitkaarte. Üldjuhul meil on mõned üksikud kindel põhjusel, enamus töötajatel on tegelikult tavalised debetkaardid. Debetkaardi eelis on see, et ta läheb pangast maha ja sa saad ta kohe järgmisel päeval sisse. Krediitkaardil on eraldi väljavõtted. Keegi peab hakkama võtma neid, keegi peab hakkama neid tõmbama, keegi peab neid saatma kaardi kasutajale. See kõik on lisatöö.
et debetkaardiga tõesti, siin on nüüd näide, ma ei tea, kui hästi see näeb tegelikult, ma niimoodi ei testinud seda, aga siin on ühe pangakaardi siis kohta loodud see panga väljavõtete reegel, ehk siis kaardi numbri järgi ja lõpuks on siin kõik ära seadistatud. Meil on erinevad siis dimensioonid, direkto mõistes objektid, mis peavad igal dokumendil küljes olema, et hommikul tuleb sisse panga väljavõte, siin on reegel ja lõpuks on kinnitatud kaardi kasutamise dokument, kus on kõik andmed peal. Raamatupidajal siin mitte midagi teinud. Ja teisipidi siis, kuna täna Eestis me seda hoidi ei kasuta, et siis ikkagi kaardi kasutajal oleks info, milliseid tšekke ta peaks raamatupidamisele esitama, siis tal on ligipääs Directos kulutaja perioodilisse väljavõttesse. Tegelikult kogu see rida, mis on panga väljavõtte peal ka, on tal seal aruandes olemas. Ta näeb täpselt, kus, millal, mida kasutas, mis summas kasutas, teab hakata otsima, kui ta ei ole seda pilti kohe ära teinud. Siis Everypay. See on üks raamatupidaja jaoks tegelikult väga äge lahendus, et seda makselink. Et meil oli siis tegelikult probleem selles, et jah, läbi viitenumbrite, läbi panga väljavõtte reeglite me suudame enamus laekumisi kohe ära siduda. Mida me ei suutnud, kuidagi ei suutnud neid ettemaksude laekumisi. Võime panna selle viitenumbri nii rasvaseks ja nii punaseks sinna dokumendi peale, aga ikka see klient ei pane seda ja kuna ta istub samas numeratsioonis, kus on tavalised müügiarved, siis Directo ei suuda midagi teha sellega lihtsalt. No ei saanud me kuidagi seda asja tööle. Lahenduseks leidsime siis lõpuks Everypay lingi. Et meil on ta nüüd tehtud niimoodi, et on olemas kas siis QR-koodiga, et sa skaneerid selle sisse ja teed oma klõpsud ära, maksad arved ära. Meid huvitab see viitenumber seal, et mis tuleks selle dokumendi külge, kui seda makset tehakse. Või siis teine võimalus on, siis siin on pandud link tegelikult numbri peale, et kui siis arvutis kasutada, siis siin numbri peale on link, kui ta siit klõpseb, siis see viib ta sinna Everypay lingi peale ja ta maksab ära. Ja jälle meie jaoks on see viitenumber on olemas, mis on siis kõige, see on see, mida meie taga ajame praegu. Väljakutse on endiselt see, et me ei saa seda tööle nii, nagu me tahaksime. Et kliendid ei ole selle kasutamisega väga aktiivsed. Kas seda ei julgeta teha nüüd seoses igasuguste selliste scam-e-mailidega? Meie tingimus oli see, et me ei pane seda Everypay linki selle tellimuse kinnituse e-maili sisse. Siis on selge, et keegi ei julge midagi klikata, klõpsata. Aga et kui ta teab, et ta peaks meie käest arve saama selle arve peal, siis äkki seal juletakse. Eks meil on vaja endal veel harida kliente. Aga siin oleks kindlasti võimalus ka, kui ma näen, et keegi kasutab Directot, mulle tuleb Directost arve, siis ma nii tahaksin seda linki, et kui ma ise eraisikuna, ma ei peaks hakkama sisse toksima, et lõpuks saaks sinna lingi peale, oleks makse makstud ja minul lihtsam ja müüjal lihtsam. Siis hankete automaatika. See on see, mida ka Vilja tegelikult rääkis automaatkonteeringutest, siis meie oleme seda kasutanud tegelikult aastaid. Oleme käinud iga natukese direktorist rääkimas, äkki saaks paremaks. Ja nüüd sai septembrist sai palju paremaks. Kõige suurem pluss, mis tuli, oli see, et ühe arve peal sai automaatikaga rakendada mitut finantsretsepti. See võimaldab meil siis siin on Directo arve, 2 lehekülge pikk, mis te meil iga kuu esitate. Nüüd me oleme seda ära seadistanud, siin keskmine aken on siis see automaatika seadistamine, kus on siis kasutatud kas artikli numbreid, kas artikli sisaldust. Siin ikka artikli number ja artikli sisaldus on see, mida me kasutame. Ja siis me jagame siis, kas on siis otse saab panna õigesse kulu kohta, õigele konto peale või siis läbi finantsretsepti. Me suudame selle ära jagada. Rakendub selle arve peal täna vist
7 erinevat finantsretsepti. Ja tulemus on siis see 41 rida õigetesse kulukohtadesse, õigetesse üksustesse, kus meil on vaja. Sest need arved lähevad, kuna direktor esitab meile kogu kontserni kohta ühe arve, siis me jagame nad kõik laiali ja pärast esitame kuu lõpus siis kõigile kontserni ettevõtetele arved. Siis eelarve raamatupidaja mitte midagi rohkem teinud, kui ainult ära kontrollinud. Kontrolli suures osas teeb ka ära direktor, näitab, kas vahe on, vahe ei ole. Et meie jaoks väga suur samm edasi, kuhu me tahame siis liikuda. Et minu soovitused selle hanke ja automaatika osas on tegelikult see, et selleks tuleb aega varuda. See tähendab natuke mängimist, vaadata, kuidas tuleb, missugune tingimus siis võib-olla kõige paremini töötab. Nagu ma ju korra ütlesin, kas artikkel, kas artikli sisaldus, võib-olla summad aitavad kuidagi. Mida me ei kasuta tegelikult on see või selle kasutajatega. Ma ei ole sinna veel õiget kohta leidnud, aga küll ma leian. Ja mida ma soovitan kasutada? Neid finantsretsepte. Ma tean, teil tuleb sealt varsti uuendus ka. Ilmselt läheb siis veel mugavamaks. Et sellega on võimalik raamatupidamises teha väikseid imesid. Sa ükskord seadistad ära ja jagad proportsionaalselt või kindlate summadega täpselt see, mida sul endale vaja on. Ja sa vajutad seda nuppu, siin peal isegi pole vaja nuppu, et selle teeb sinu eest ära direktor, aga ka finantskannete peal väga edukalt saab kasutada. Paned proportsioonid paika, tehtud. Kuhu me vaikselt ka liigume, on arvete automaatne kinnitamine. Et näiteks on meil reklaamplakat või reklaampostid siis tänavate peal, siis nende iga kuu tuleb elektriarve, jah, püsitasuks, aga iga kuu on natukene seda elektrit ka, jube tüütu, väiksed arved, teame, et see plakat on iga päev sõidan mööda. Aga läbi nende siis kuni koguste, näiteks on meil siis võimalik seadista, jah, püsitasu peab olema selline, kui kogused on näiteks nende kilovattideni on okei, kinnita ära, kui ei, siis peab keegi läbi vaatama, kinnitama, allkirjastama selle dokumendi. Minu poolt kõik. Tere kõigile, mina olen Jaanika Tüvist ja mina siis olen ärikliendi haldur. Tegelen igapäevapanganduse teemadel kõikide äriklientide nõustamise ja teenindamisega. Ja tahtsingi anda siis väikese ülevaate, et kuidas siis panga poolt see kõik tundub ja mis siis meie vaade kõikidele sellistele teemadele on, et siin juba kenad digilahendused olid esitletud ja ka kliendikogemus öeldud, et vaatame siis, mis pank teile saab tarka öelda. Et pangandus ju on ka teel sellisele väga suurel muutuse teel, et ilmselt siis lähimas tulevikus on pank nähtamatu, et oleme panganduses teinud ju pika tee alates siis partnertehingutest kuni nüüd juba ka erinevate elektrooniliste teenusteni. Et ja alanud on ka siis üleminek open bankingu siis platvormidele, et nemad siis pakuvad erinevaid makselahendusi. Et siis ilmselt meil enam lähitulevikus neid selliseid klassikalisi pankasid ei ole, et pigem saavad kõik nähtamatult kliendile kuidagi kättesaadavaks. Et avatud pangandus siis ka, et kui me siis vaatame elu enne avatud pangandust ja pärast, et siis me nüüd näeme ikkagi suuri muutuseid, et ennem suhtles klient otse pangaga, tuli kontorisse. Hea, kui juba oli internetipank ja nüüd avatud panganduses on tekkinud siis kliendi ja panga vahele erinevad siis sellised tööriistad ja programmid, et kus siis autentida, andmeid saata, liigutada ja kõik käib ikkagi suhteliselt automaatselt, et veel saaks siis seda niimoodi vaadata, et kui on pank, siis seal vahel on erinevad niinimetatud apid, mis siis vahendavad erinevaid teenuseid kliendile. Et klient tihti ei teagi, et seal vahel on nii palju erinevaid tegelasi. Et siis
kuidas see siis üldse raamatupidajaid mõjutab, et mis siis toimub, et ka raamatupidamises, nii nagu pangas on toimunud väga palju muutusi, et ärimudelid on muutunud, kõik seadusandlused on muutunud, võimalused on muutunud. Et andmete sisestajast on siis saanud juhinõustaja. Et kui varem raamatupidaja oli selline kitsa eriala spetsialist, kes siis pidi tundma konkreetseid asju, siis täna tegelikult võiks öelda, et raamatupidaja on selline juhi parem käsi juba. Et siis on jah vaja enamat kui lihtsalt andmete sisestamist. Ja võikski öelda, et raamatupidamine ja finantsjuhtimine on siis kohati omavahel väga läbi põimunud ja neid ei saagi üksteisest lahutada. Et meie siis ka oleme teinud omapoolsed nii-öelda uuringud, et ennem kui me enda Gateway'ga tulime turule, siis meil olid 25 erineva suurusega raamatupidamisbürood, mida me siis küsitlesime. Ja tegelikult seal mitte ükski ei olnud läinud üle täisautomatiseeritud lahendusele, et siin need põhjuseid oli väga mitmeid. Et peamised põhjused siis olid harjumus, hirm, uute oskuste omandamise eest, infopuudus, et ennast ei ole aega uuendustega ka kurssi viia ja muidugi ka see hirm, et kui kõik läheb automatiseerituks, et siis töö kaob ära. Et samamoodi on võib-olla ka see, et juhid ei anna ka vastavaid käske ja mugavustsoonis on siis lihtne toimetada. Et need uuringu tulemused kinnitavad ka siis seda, et raamatupidamist tarkvaraettevõtted, et inimesed ikkagi ja ettevõtted ei ole väga altid sellise digitaalse tegevuse poole minema. Ja näide ka ühelt raamatupidamisfirmalt, et programmist näiteks käib läbi circa 800 000 arvet kuus, aga nendest siis ainult 60 on digitaalsed. Et Coop Pank siis ka pakub Gateway võimalust, et see siis on selline hea võimalus 2 programmi vaheliseks impordiks, et Coop Pangal siis on ka võimalik ühendada raamatupidamine pangateenustega, kus siis on erinevad võimalused, et siis on eelgenereeritud konto väljavõtte eelmise päeva laekumist väljaminekute kohta, tänase päeva raport saldode kohta, kiirteavitused reaalajas, kontoinfoks, konto väljavõtte päringud viimase 7 aasta kohta, maksete edastamine koondmaksetena sealhulgas ja maksete töötlemise teavitussõnumid ja siis ka maksete edastamine kinnitamiseks internetipanka või allkirjastatult. Ja mis on ka siis läbi, siis see liidestus on siis meie nendele partnerettevõtete klientidele tasuta, et pank eraldi selle eest tasu ei võta kliendilt. Ja miks siis on oluline, et on digitaliseeritud need kõik? Nii. Et olulised on siis vigade vältimine, et inimene ikkagi teeb ja eksib, et see inimlik faktor paratamatult on see, mis võib vigu teha. Samamoodi on teada, et on tulemas palju karmimad nõuded, et üldse üleüldine e-arvetele üleminek ja digitaliseerimine, ehk siis ennast juba aegsasti hakata harjutama sellega. Ja siis ka kriisid on näidanud, et meil on siin olnud viimasel ajal väga mitmeid kriise ja see kriisidega toimetulek kindlasti automatiseeritud maailmas on lihtsam. Ja ealine võit loomulikult, et saab teha kiiremaid ja targemaid otsuseid. Ja kuidas siis teha neid otsuseid? Et ettevõtted tegelikult ju ei vaja andmesisestajat, vaid lihtsalt sellist uuendustega kaasa minevat raamatupidajat, kes siis on ja saab siis teha niimoodi, et on pangatoimingud automaatsed ja taustal nähtamatud ja säästa ettevõtte raha
samamoodi hoida kokku kulusid ja tagada paremat andmete kvaliteeti ja igapäevane raha ja säästud saab panna ka tulu teenima, et tuleb siis olla ka kursis parimate pakkumistega turul. Ja loomulikult, et siis ka tõestada juhile, et raamatupidaja ei ole ettevõttele kuluartikkel, vaid tuluallikas, kui ta teeb tarkasid otsuseid. Coop Pank siis tahab ka abiks olla ja meil on äriklientidele on tasuta äripakett, mis siis peamised hüved on siis see, et meil on personaalne ärikliendi haldur, nii nagu ka mina. Mul on ka mitmed kolleegid, kes me siis oleme ärikliendi haldurid, igapäevapanganduse teemadel suhtleme. Kliendile on siis piiramatus mahus tasuta Eesti-siseseid ja Euroopa makseid. Samamoodi püüame pakkuda turu parimat intressi arvelduskonto jäägilt ja praegusel hetkel ka pakume. Ja meil on siis ka Coop kaupluste võrk meie sularaha võrgustikuna, et meil on lausa 330 Coop kauplust üle Eesti, mis võimaldab sularaha sisse väljamakseid. Ja loomulikult Gateway lahendus, mis ühendab siis ettevõtte raamatupidamise pangateenustega. See ei ole veel kõik, et alati võib ka küsida head tähtajalise hoiuse intressi. See on minu poolt kõik, aitäh!